Nad naersid mu üle TikTokis, aga need ei olnud võõrad, need olid mu perekond. Mu õde suunas kaamera fookuse mu Vintage poest ostetud kleidile ja ütles, et ma ei suuda isegi disainerrõivaid endale lubada. Mu vend jättis oma kommentaari sinna, kus kõik seda näha said, vaene sugulane. Mu vanemad, kes vaatasid seda videot, tõid mõlemad oma meeldimised minutite jooksul. Keegi ei öelnud, et nad peaksid lõpetama, keegi ei öelnud, et see läks liiga kaugele. Keegi ei seisnud mu eest. Hommikuks oli video kogunud üle 1 miljoni vaatamise, aga mina ei öelnud midagi. 2 päeva hiljem, isa ettevõtte auhinnagalal, istusid nad esireas, naeratades nagu kuninglikud isikud. Nende rüht oli perfektne, riided kaunid ja naer nii õigeaegne, et see tundus peaaegu et lavastatud. Nad nägid välja nagu perekond, kellel on kõik elus paika pandud. Astusin nende laua juurde ja ütlesin, tere tulemast minu restorani, me teenindame ainult tõelisi vippe. Toad tardusid. Mu ema naer kadus hetkega, tema klaas kaldus käes ja ma mõtlesin, et ta võib selle valgele laudlinale pillata. See paus, see vaikuse hetk on see, mida kõik mäletavad, õhk muutus, nagu oleks kogu tuba ühe hingetuks jäänud hingetõmbe teinud, unustades seejärel, kuidas edasi hingata. Kuid see kõik ei alanud seal, see algas juba ammu, kodus, kus õppisin olema vaikne ilma kadumata ja kuidas kaduda nii, et keegi ei märkaks, et mind pole. Minu peres oli vaikus mu eriala, mitte sellepärast, et mul poleks midagi öelda, vaid seepärast, et mu sõnad ei olnud kunagi nende jaoks väärtuslikud. Mu vanemad olid uhked inimesed, uhked selle üle, kuidas asjad välja nägid, uhked selle üle, et neid peeti edukateks, uhked versiooni üle perekonnaelust, mille nad olid hoolikalt loonud, et teised saaksid imetleda. Mu vend sobis sellesse pilti ideaalselt. Ta õppis varakult, kuidas õigesti rääkida, õigeid hetki naerda, käepigistusi õigete inimestega vahetada. Mu õde leidis, et olla nähtav on tema tugevus, kaamerad armastasid teda, sotsiaalmeedia algoritmid edastasid tema sisu miljonitele, tähelepanu järgnes talle igal pool, kuhu ta läks. Mina õppisin olema kasulik. Olin see, kes mäletas kõigi sünnipäevi ilma meeldetuletuseta, broneeris lennud, tuli varakult appi ettevalmistustele ja jäi hilja koristama. Olin see, kelle jaoks ei olnud peresündmustel tutvustusi vaja, sest keegi ei küsinud, kes ma olen. Pühade ajal küsisid sugulased mu venna edutamisest ja õe jälgijate arvust, aga kui nad minuni jõudsid, olid küsimused alati ebamugavad ja üldised. Kas ikka veel seda asja teed, küsiti käsi kägisevalt vehkides, nagu minu elu võiks kokku võtta ühe žestiga. Olin õppinud naeratama ja noogutama, nii oli lihtsam. Kui mu õde hakkas kõike filmima, mängisime kõik, et see on kahjutu, ainult sisu, ütles ta oma telefoni ringi keerutades, nagu see oleks mänguasi, mitte relv. Ta filmis toite, riideid, vestlusi, kõik kokku naljadeks monteeritud. Kui keegi kurtis, naeris ta selle üle. Kui keegi tundus ebamugav, nimetas ta neid liiga tundlikuks. Mu vanemad armastasid tähelepanu, mida ta perele tõi, jagasid tema videoid grupivestlustes ja kiitlesid tema saavutustega sõpradele. Mu vend lisas kommentaarides nalju, mis alati meeldimisi kogusid, sest inimesed ootasid temalt huumorit. Mina jäin kaadrivälistesse nurkadesse. Õhtul, mil video filmiti, olime kokku tulnud, et nautida seda, mida mu ema nimetas madala võtmega peresöögiks. See tähendas head valgustust ja piisavalt veini, et kõik unustaksid oma piirid. Olin selga pannud kleidi, mille olin leidnud vanakraamipoest, värv meeldis mulle ja see sobis hästi. Ma ei mõelnud brändidele, sest moemaailm ei olnud kunagi midagi, mille pärast mul oleks olnud kedagi midagi tõestada. Kuid äkki ilmus kaamera, justkui oleks see mingist varjatud kohast välja hüpanud. Mu hääl tõusis, särav ja vale, nagu alati, kui ta esinemiseks valmistus. Kiire riietuse kontroll, kuulutas ta ja ma teadsin, et ta oli objektiivi suunanud minu poole. Ta ei küsinud kunagi luba, sest ei pidanudki. Kuulsin oma nime enne, kui nägin end ekraanilt. Zoomimine oli aeglane ja sihikindel, just nagu fookus, mis otsis oma sihtmärki. Ta naeris, tema sõnad olid lihvitud ja valmis vastukajaks. Ta ei suuda isegi auhindade jaoks disainerkleiti osta, ilmus mu venna kommentaar peaaegu kohe, nähtaval kohal kõigile. Vaene sugulane, mõtlesin ma ja mu vanemate kiidusõnad järgnesid minutite jooksul, 2 väikest ikooni, mis tundusid raskemad kui ükski solvang. Ootasin, et keegi peatuks, et keegi parandaks teda, et üksainus hääl ütleks, piisab, kuid mitte midagi ei juhtunud.
Homseks oli video jõudnud uude mõõtmesse, kuhu see enam ei kuulunud meie perele. Kausid ja tükid, mida võõrad olid kokku pannud, aeglustasid ja lisasid subtiitreid. Mõned inimesed kaitsesid mind, enamus mitte. Julmus ei olnud loominguline, see ei pidanudki olema. See oli tuttav ja efektiivne, selline, mis levib, sest luba on juba antud. Minu telefon vibreeris kogu päeva teavitustega, mida ma ei avanud. Käisin tööl, vastasin e-kirjadele, tegin otsuseid, mis mõjutasid teiste inimeste ajakavasid ja karjääre. Ma ei kommenteerinud videot, ei helistanud pereliikmetele, et küsida seletust, mida kunagi ei tule. Vaikus, kui sa valid selle teadlikult, muutub strateegiaks. 2 päeva hiljem korraldas mu isa firma oma Ig Jarli auhindade õhtusöögi. See oli selline üritus, mis teeskles tänulikkust, samal ajal kui hindas kõiki kohalolijaid. Kutse oli väärtuslik ja istekohtade paigutamine poliitiline. Mu vanemad kohtlesid seda nagu kroonimist. Mu vend oli harjutanud oma võrgustiku naeru, mu õde oli planeerinud oma sotsiaalmeedia postitusi minutite kaupa. Keegi ei küsinud, kas ma tulen, nad eeldasid, et ilmun, sest ma olin alati kohal. Usaldusväärne, unustatav, see, kellele võis toetuda, et istet täita ilma segadust tekitamata. Kui ma kohale jõudsin, pulbitseb koht energiat. Personal liikus harjutatud efektiivsusega, külalised tervitasid üksteist naeratustega, mis arvutasid nende investeeringu tasuvust. Mu pere oli juba kohal, just seal, kus nad arvasid end olema, esirinnas, nähtavad ja valideeritud. Mu õde hoidis oma telefoni just piisavalt madalal, et anda mõista, et ta võib iga hetk otseülekande teha. Mu vanemad särasid kõigi möödujate poole, mu vend lõi mugavalt selja taha ja tundis end ruumis, mis oli tema arvates loodud just sellistele nagu tema. Vaatasin neid hetkeks, enne kui edasi liikuma hakkasin, mitte sellepärast, et ma oleksin seda tahtnud. Kartsin, et hetkedel on tähtsus, kui ma rääkisin, ei kandnud mu hääl viha, vaid kindlust. Tere tulemast minu restorani, ütlesin ma, ja need sõnad maandusid õrnalt, kuid samas ülimalt kõvasti. Me teenindame ainult tõelisi vippe. Nägin, kuidas hämming vilksatas nägudel, mis olid harjunud oma tundeid varjama. Mu ema naeratus kadus, ta käsi surus klaasi ümber nii tugevalt, et arvasin, et varre võiks murduda. Ruumi ei tabanud ahetus ega naer, see lihtsalt ootas. See paus ei olnud üllatus, vaid äratundmine, mis püüdis pinnale tõusta. Ma ei selgitanud, sest selgitused kutsuvad esile vaidlusi ja ma ei otsinud nende heakskiitu, kuna see tähendaks kahtlust. Lasin selle hetke eksisteerida täpselt sellisena, nagu see oli, vaieldamatult, ilma dekoratsioonideta. Enne seda ööd jutustas mu perekond minust lugu, mis oli vaikne, lihtne ja turvaline. Olin see tüdruk, kelle pärast ei pidanud muretsema, kuna ma ei kasvanud kunagi välja antud ruumist. Nad eksisid mu piiride tõlgendamisel, arvasid, et mu vaikimine on luba ja et mu esinemisest keeldumine tähendab, et mul pole sisu. Nad ei olnud tahtlikult julmad, see oleks olnud kergem andestada. Nad olid mugavustsoonis ja mugavus toob endaga kaasa hoolimatuse, mis ei tunnista end julmusena. Kaugel enne videot ja seda õhtusööki õppisin, et väärikus ei kuuluta end valjult. See ootab, koguneb ja ilmub, kui seda kutsutakse, mitte selleks, et kedagi muljetada, vaid et asjad õigeks seada. See öö ei olnud kättetasumine traditsioonilises mõttes, see oli tasakaalu leidmine, kergendamine, mitte enam end kokku tõmbamine, et sobituda versiooni, mis teisi inimesi paremana tundma pani. See oli tõe lubamine seista iseseisvalt, ilma kaunistusteta. Ma ei tulnud neilt midagi võtma, vaid et lõpetada millegi andmine. Kui ruum jälle liikuma hakkas, kui teenindajad jätkasid oma teed ja vestlused algasid uue energiaga, astusin ma tagasi, mitte taganemiseks, vaid et lasta hetkel end täielikult realiseerida. Lugu oli muutunud mitte sellepärast, et ma oma häält tõstsin, vaid seetõttu, et ma oma taluvust alandasin. Minu taga istus mu perekond vaikuses, mida nad kunagi ei olnud harjutanud. Ees jätkus õhtu ükskõikselt, hoolimata sellest, kes mida videot vaatas, kes naeris ja kes vaikis, kui see tõeliselt oluline oli. See oli esmakordne hetk, kui ma tõeliselt mõistsin, alahinnatud olemine on ainult eelis, kui sa ise seda usud. Hommikul pärast seda, kui video ületas 1 miljoni vaatamise piiri, ei kustutanud mu õde seda. Ta sulges kommentaarid nagu ukse, jättes segaduse sisse kellelegi teisel lahendada. Klipp jäi tema lehe tippu, külmunud oma naeratuses, pealkiri muutumatuna.
See valik ütles mulle kõik, mida ma pidin teadma, kuidas ta olukorda nägi. Kui ta oleks tundnud häbi, oleks ta selle ära kustutanud. Kui ta oleks tundnud kaastunnet, oleks ta helistanud. Selle asemel optimeeris ta kaasatuse nimel. Minu telefon helises sõnumiga vennalt, enne kui ma oma kohvi lõpetasin. Ära tee sellest suuremat asja, kui see on, kirjutas ta. Inimesed räägivad, see võib peret mõjutada. Need sõnad maandusid seal, kuhu nad pididki maanduma, mitte minu tunnete peale, vaid minu arusaama peale. Pärast kohustust ei vastanud ma tund hiljem helistasid mu vanemad järjestikku, nagu jooksjad, kes vahetavad teatepulka. Nad ei küsinud, kas mul kõik on hästi, vaid küsisid, kas ma olin kellegagi videost rääkinud, kas plaanisin avalikult vastata ja kas ma mõistsin, kui lähedal me olime olulisele üritusele. Nad rääkisid sellest, kuidas tähelepanuhäired võivad kiiresti kontrolli alt väljuda. See oli tõeliselt muljetavaldav, kuidas mure suudeti tõhusalt riskihaldusse suunata. Kõikide kõnede lõpuks oli sõnum selge, probleem ei olnud minu juhtum, vaid see, kui nähtavaks see oli muutunud. Auhinnaõhtu lähenedes oli see igas vestluses kohal, nagu austatud külaline. Mu vanemad rääkisid sellest austusega, nagu öö, mis kinnitab kõike, mida nad endale rääkinud olid. Isa mainis korduvalt külaliste nimekirja, rõhutades sõna eksklusiivne kui akrediteeringut, mida ta saaks oma ülikonna külge kinnitada. Ema rääkis valgustusest, menüüst ja sellest, kuidas tuba kaameratele fotode jaoks sobivalt välja nägema hakkab. Mu vend harjutas lugusid valjusti, lihvides neid oma kõige soodsamate versioonide järgi. Õde rääkis hashtagides, kavandades postitusi, enne kui õhtu isegi olemas oli. Kõiges selles olin mina nagu puuduv element, mis ei registreerunud kadumisena. Keegi ei küsinud, kuhu ma istun, keegi ei küsinud, kas ma tahaksin kedagi kaasa võtta, keegi ei küsinud midagi, mis võiks nende lihvitud narratiivi keeruliseks muuta. Minu peres ei olnud auhinda õhtusöök ainult einestamine, vaid diagramm. Oli õige koht, kus olla, ja kohti, mis ei olnud olulised. Keskne laud kandis kaalu, mis ulatus kaugemale asukohast, see tähendas, et sind märgati, et kuulud sinna, kus õhtul jutustati lugu. Mu vend kuulus sinna automaatselt, tema karjäär oli kenasti seotud isa pärandiga. Mu õde kuulus sinna, sest ta mõistis spektaklit, osates iga nurga tõestada oma olulisust. Mina kuulusin kuidagi mujale, kus iganes see ka ei olnud. Mitte täpselt välja jäetud, aga määramata. Olin näinud, kuidas see diagramm oli joonistatud ja ümber joonistatud aastate jooksul peresünnipäevadel ja ettevõttepidudel. Mu vend seisis isa lähedal, tutvustades teda kui tulevast peretootmisettevõtte juhti. Mu õde hõljus läheduses, kaamera valmis, püüdes kinni tunnustuses ära. Mina ujusin servades, hoides klaasi, noogutades läbi vestluste, mis lõppesid enne, kui nad algasid. Kui istumiskaardid ilmusid, oli alati paus mu nime juures, pehme naer ja vihje, et võiksin istuda kuhu iganes. See ei olnud kunagi väljendatud kui tagasilükkamine, vaid kui paindlikkus. Sa oled lihtne, ütles mu ema, nagu see oleks kompliment. Sa ei pahanda. Mina pahandasid. Ma lihtsalt õppisin varakult, et hädaldamine ei muuda midagi. 2 päeva pärast videot helistas mu isa jälle. Tema toon oli kiire ja juhtiv. Ta ei maininud TikToki, ei maininud kommentaare ega meeldimisi ega seda, kuidas mu klipp oli tundmatute poolt julmade variatsioonideks lõigatud. Ta rääkis logistikast. Auhinnaõhtu lähenes kiiresti ja kummaliselt näeks välja, kui ma ei osaleks, inimesed hakkaksid küsima. Küsimus, mis tema hääles kõlas, kui ta seda ütles, nagu oleks küsimused ise ohtlikud. Tõdesin, et plaanin sinna minna. Paus, mis järgnes, oli selline, mis tekib ootamatust koostööst. Hea, kostis ta ja kuulsin, kuidas kergendus tema hääles kumas. Hoia asi lihtsana, ära tee seda enda ümber, lisas ta. Peaaegu naersin, eeldus oli nii sügavale juurdunud, et kõlas loomulikuna. Kõik oli juba ammu nende ümber, minu töö oli tagada, et see ka jääks. Kõne lõppedes istusin vaikuses ja märkasin midagi, mida varem polnud tähele pannud, vaikus ei olnud tühi, see oli sihilik. Nad arvasid, et minu vaikimine tähendab nõusolekut, et mu varasem ajalugu, kus ma ei vaielnud vastu, garanteeriks sama tulemuse igaveseks. Nad eksisid vähemalt ühes asjas, hoolikalt valitud vaikus ei ole nõusolek, see on ettevalmistus. Sellel nädalal ei vaielnud ma kellegagi, ei palunud vabandusi, mis oleksid olnud tühjad ja ettevalmistatud.
Ei selgitanud, kuidas on vaadata, kuidas võõrad arutavad minu väärtust, samal ajal kui mu pere püüab tagajärgi hallata, nagu see oleks avalike suhete probleem. Avasin oma kalendri ja tegin kõne, millest nad ei teadnud, seejärel veel ühe. Kinnitasin detaile, mis ei olnud seotud sellega, kus ma istun, vaid sellega, kuidas õhtu tegelikult kulgema hakkab. Kuulasin rohkem, kui rääkisin, tänasin inimesi, keda ei pidanud veenma. Hoidsin oma häält stabiilsena, mitte midagi sellest ei tundunud dramaatilisena. See oli nagu paberitööd ja siis taipasin, et just nii eelistab tõeline jõud liikuda, vaikselt, administratiivselt, ilma aplausi küsimata. Õhtu eel kasvas mu pere põnevus järjest valjemaks. Grupivestluses ilmus istumise ülevaade, udune foto trükitud paigutusest, mille nimed olid liiga väikesed, et selgelt lugeda. Mu õde tõmbas keskmise ringi südame emotikoniga, vend viskas nalja, et lõpuks saab korraliku laua taga mõtteid mõelda ja ema tuletas kõigile meelde, et nad tuleksid varakult fotosid tegema. Kerisin selle kõik mööda, ilma et oleksin vastanud. Nad võtsid mu vaikimise kinnituseks, nagu nad alati tegid. Õhtu kulges rituaali täpsusega. Tuba täitus nii, nagu sellised ruumid alati täituvad, inimesed tervitasid üksteist tiitlitega, naer kõlas just nii kaugele, et kõik kuuleksid. Mu pere liikus ühtsena keskele, tõmmates end nii instinkti kui ka kutsega. Nad istusid ja asusid mugavusse, olles kindlad, et tähelepanu järgneb. Mu õde suunas oma telefoni, vend kohendas oma ülikonda, mu vanemad kallutasid end üksteise poole, rahulolevat naeratust kandes, nagu kõik oleks õigesti läinud. Mina ilmusin kohale eraldi, mitte hilja, mitte vara, vaid õigel ajal, viisil, mis ei kuulutanud end. Rääkisin kellegagi, kes tundis mind kohe ära ja ootasin seal, kus paluti oodata. Sealt nägin oma peret selgelt, nad ei näinud mind, nad olid liiga hõivatud, et neid nähtaks. Kui mu õde vaatas jälle istumiskaarti, naeris ta, aga vähemalt ei pea kõik esireas olema, ütles ta, nagu jagaks salajast nalja ümbritseva õhuga. Mu vend noogutas juba pooleldi pöördunud vestlusse, mille osaline ta ootas. Mu vanemad naeratasid, nagu oleks nende naeratus teenitud. Vaatasin neid. Aastate jooksul olin ma sageli mõelnud, kuidas tunne oleks, kui lõpuks loobuksin igatsusest koha järele, kuhu ma kunagi ei kuulunud. Ja nüüd, kui see hetk lõpuks kätte jõudis, oli tunne üllatavalt rahulik. Selgus, et see tunne oli midagi enamat, see oli selgus. Minu pereliikmed uskusid, et keskus, kus me kõik olime, oli preemia, tõend, et nad olid valitud. Mina aga teadsin paremini, see keskus oli lavastus ja lavad on tuntud selle poolest, et paljastavad inimesi, kes arvavad, et nad neid omavad. Ma ei liikunud, kuigi aeg polnud sugugi kiirustav. Aeg oli oluline ja ruum polnud veel valmis. Kui teenijad liiklesid ja vestlused põimusid üksteisega, lasin õhtul settida just selliseks, nagu mu pere ootaski. Nad arvasid, et nad olid täpselt seal, kus nad pidid olema, kuid nad ei teadnud, kui ajutine kuuluvus võib olla. Kui ma lõpuks püsti tõusin, ei olnud see, et võtta endale kohta, vaid arusaam, et kohad võivad olla ümber jaotatud. See erinevus oli oluline. Esimese sammu astudes kohtasin ma oma õe pilku vaid hetkeks. Tema naeratus vilkus mitte sellepärast, et ta oleks midagi konkreetset ära tundnud, vaid seetõttu, et toas oli toimunud mingi muutus ja ta ei teadnud, miks. Nad uskusid, et kuldne laud oli auhind, mina aga teadsin, et see oli tähelepanu keskpunkt ja kui tähelepanu keskpunktid pöörduvad, paljastavad nad kõik, mida kunagi ei tuntud. Minu pereliikmed ei teadnud, mida ma tegelikult teen, mitte sellepärast, et ma seda varjaksin, vaid lihtsalt seetõttu, et nad ei olnud kunagi küsinud. Iga kord, kui mu nimi ilmus juttu pereliikmete või sugulaste seas, kasutasid mu vanemad samu häguseid väljendeid, mis olid harjutatud naeratusega, ta töötab teeninduses, ta tegeleb mingi juhtimisega. See kõlas kahjulikult, peaaegu heldelt, nagu nad tahaksid kõiki detailide tõttu vaevama jätta. Tõde oli aga lihtsam, detailid nõuavad uudishimu ja seda ei olnud kunagi minu suunas suunatud. Pereõhtusöökidel liikusid küsimused ennustatavatel radadel. Minu vend sai küsida kasvuprognooside ja järgmiste sammude kohta ettevõttes, minu õde rääkis koostööst, brändilepingutest. Kui keegi minu poole pöördus, oli see tavaliselt selleks, et küsida, kas ma tahan veel vett või kas ma ikka elan samas korteris. Kui ma proovisin rääkida midagi sügavamalt, möödus hetk, keegi katkestas, keegi suunas vestluse tagasi ohutumale pinnale ja mina õppisin, et ei tasu seda taga ajada. Teises elus, teises ruumis oli see, mida ma tegin, väga oluline.
ma omasin restorani nimega Laurel. See ei olnud väike ega vaevlev, vaid sihtkoht, kuhu inimesed sõitsid üle kogu riigi, et seda kogeda. Lauad olid reserveeritud 3 kuud ette, toidukriitikud kiitsid meie detailidele tähelepanu, teenuse soojust ning seda, kuidas iga õhtu tundus hoolikalt kureeritud, ilma et see oleks sunnitud. Olime ilmunud riiklikele ajakirjadele ja soovitatud kokkade poolt, kes oleksid meid võinud konkurentsiks pidada, kuid valisid hoopis oma sõprade saatmise. Olin selle alustanud 8 aastat tagasi, kogudes kokku sääste tööhõive, mille kohta mu pere ei küsinud kunagi, ning laene, mille ma tagastasin enne tähtaega, ja visiooni, millesse keegi peale minu ei uskunud. Nimi tuli mälestusest, mille olin peaaegu unustanud. Kui ma olin 7-aastane, viis mu vanaema mind oma aeda ja näitas mulle laurelpõõsast, mis kasvas tagaaia aia ääres. See taim tähendab võitu, ütles ta, murdes oksa. Kaugel metsas, kus tuul sosistas lehtede vahel, kasvas ühel päeval väike oks, mille ma peagi kõrva taha panin. Kreeklased kroonitasid oma kangelasi just selliste okstega. Kahjuks jättis see kaunis mälestus mind, kui 2 aastat hiljem mu vanaema lahkus. Perekonnas ei olnud enam kunagi juttu tema aiast, ent mina ei unustanud seda kunagi. Kui ma lõpuks allkirjastasin lepingu oma esimese restorani jaoks, teadsin juba, kuidas ma seda kutsun, enne kui mõtlesin seina värvi peale. Algusaastad olid karmid ja unetuks öödeks muutusid igaveseks mälestuseks. Mäletan, kuidas veetsin tunde restoranis, kuni kell 3 hommikul, tellimusi üle vaadates ja vigu parandades. Olin sunnitud kõike raskel viisil õppima, sest ei saanud lubada endale inimesi, kes juba teadsid, mida teha. Esimese kliendi tagastatud roog oli nagu noaterav löök, mis sundis mind nutma ja varjuma külmkappi, kus seisin kottide vahel, surudes peopesad silmadele. Igal ööl lubasin endale, et kui suudan järgmise tunni, järgmise teeninduse, järgmise nädala üle elada, siis muutub midagi. Siis tuli päev, mil üks arvustus nimetas meid linna parimaks peidetud saladuseks. Ma trükkisin selle välja ja kleepisin baarileti taha, kuhu ainult personal pääses. Minu sous-chef, Grasse, kes oli minuga alates 3. kuust, luges selle ette meie eelteeninduse koosolekul. Meeskond aplodeeris ja ma pidin ära pöörduma, et nad ei näeks, kuidas mu silmad vees olid. See oli esimene kord, kui keegi kinnitas, et see, mida ma ehitan, on väärtuslik. Esmakordselt tundus, et see töö, mille nimel ma vaeva nägin, võiks tõepoolest kuhugi viia. Aastad möödusid ning Grasse oli endiselt minuga. Ta oli keeldunud pakkumistest suurematest ja prestiižsematest restoranidest. Kui küsisin, miks ta jäi, kehitas ta õlgu ja vastas, sest sa kuulad mind. Sa ei tee nagu teaksid kõike, see on haruldane. Ma ei osanud sellele vastata, seega tõstsin tema palka ja lootsin, et see ütleb kõik, mida öelda tahtsin. Umbes 4 aastat pärast avamist seisis kõik peaaegu kokkuvarisemise äärel. Üks tarnija kadus koos ettemaksuga, mille olin juba teinud. Oluline töötaja lahkus ilma ette teatamata meie kõige kiiremal hooajal. Hoone torustik lagunes nii, et meid ei olnud võimalik 11 päeva avada. Ühel hilisõhtul istusin baaris üksi, liites numbreid, mis ei klappinud ja mõeldes, kas olin teinud vea, mis maksab mulle kõik. Helistasin oma vanematele, kuigi ma ei teadnud, miks. Võib-olla tahtsin lihtsalt kuulda tuttavat häält. Ema vastas 4. kõnes, kus tundus, et ta on häiritud. Rääkisin talle, et mul on tööl raske ja tema vastas, oh kallis, igaühel on halbu päevi, sa saad sellega hakkama. Kuule, pean minema, isa vajab mind. Kõne kestis vähem kui 2 minutit, kuid ma istusin seal pärast tema lõpetamist, vaadates oma telefoni, tundes, kuidas seesmiselt midagi sulgus, mille olemasolust ma isegi ei teadnud. Kuid ma ei andnud alla. Leidsin uue tarnija, palkasin kellegi parema ja läbirääkimiste käigus sain hoone omaniku käest rendihinna alandamise, lubades ise remonditöid teha. Veetsin 3 ööd kontori diivanil magades, et jälgida torulukkseppi ja elektrikuid. Kui me taas avanesime, olime tugevamad kui kunagi varem. Meie regulaarid tulid tagasi, arvustused jäid positiivseks ja me olime ellu jäänud. Oli hetk, mil ma taipasin midagi enda kohta, mida mu pere pole kunagi vaevunud õppima, ma ei murdunud surve all. Vastupidi, ma muutusin vaiksemaks, keskendunumaks ja kindlamaks. Just need omadused, mida nad tõlgendasid ambitsioonituse puudumisena, olid need, mis hoidsid mu äri elus. Tüüpiline päev Laurels algas kell 10 hommikul ja lõppes tihti pärast keskööd.
Ma jõudsin kohale enne kedagi teist, jalutades läbi tühja söögitoa, kontrollides laudu ja kohandades tooli siia, salvrätikut sinna, väiksed asjad, mida keegi ei märganud, kui need olid õiged. Siis algasid tarned ja Grasse saabus, köök täitus ettevalmistuse, vestluste ja aeg-ajalt kostuva naeruhelidega. Need tunnid enne teenindust olid mulle erilised, ootuse ja võimaluste tunne. Iga õhtu oli võimalus, et teha midagi õigesti, et pakkuda kellelegi õhtut, mida nad mäletaksid. Mul oli palju regulaarseid külastajaid, kes tulid iga kuu, tundsid personali nimedega ja saatsid tänukirju pärast erilisi sündmusi, mil me nad aitasime tähistada. Üks mees tegi oma tüdruksõbrale ettepaneku lauas number 7 ja tema vastas jaatavalt, nad tulid tagasi iga aastapäev. Üks naine korraldas meie privaatruumis oma ema 80. sünnipäeva ja kui tema ema 6 kuud hiljem lahkus, kirjutas ta mulle kirja, öeldes, et see õhtusöök oli olnud üks viimaseid tõeliselt õnnelikke öid, mida nad koos veetsid. Need hetked hoidsid mind edasi, isegi kui numbrid muutusid kitsasteks või arvustused karmiks või kui väsimus pani mind kahtlema, kas kõik see oli seda väärt. Mu päevad olid üles ehitatud otsustele, mis ei jätnud ruumi kahtlustele. Koordineerisin meeskondi, kellel ei olnud aega oletamiseks. Ma heaks kiitsin eelarveid, mis nõudsid vastutust. Istusin koosolekutel, kus arvamustel oli kaalu, sest nendele järgnesid tagajärjed. Töö juures ei küsinud keegi, kust mu riided tulid, ega kahtlenud, kas ma kuulusin sinna. Kui ma rääkisin, kuulati mind mitte sellepärast, et ma seda nõudsin, vaid seetõttu, et see oli mõistetav. Kontrast segas mind. Lahkusin töölt tundes end kooskõlas ja suutlikuna, aga astudes perekonna õhtusöögi juurde, tundsin, kuidas ma tasandusin. See ei olnud nii, et ma muutusin kellekski teiseks, vaid et see versioon minust, mille nad tunnustasid, oli ammu paika pandud ning kõik, mis sellest väljaspool, jäi vaikselt tähelepanuta. Mu telefon vibreeris koosolekute ajal, tuues sõnumeid kodust, üritustest, milles mind polnud palutud osalema, auhinnatseremooniate meeldetuletustest, ajakohasustest, riietuse aruteludest. Ükski neist ei küsinud, kuidas mu päev möödus või millega ma tegelesin. Nad ei tahtnud mind oma mõtetest välja jätta, nad lihtsalt ei arvestanud minuga. Kõige sagedamini kasutatav silt oli ambitsioonitu, mis lipsas välja murelikus vormis, sa ei ole nagu su vend, ütles mu isa kord, justkui oleks see diagnoos. Peaasi, et sa oled stabiilne, lisas mu ema, justkui stabiilsus oleks lohutuseks, kui ma ei tahtnud rohkem. Mu õde armastas selgitada asju teistele, enne kui ma sain enda eest rääkida. Talle ei meeldi tähelepanu, ütles ta. See polnud vale, kuid ei olnud ka tõde. Ma ei vältinud tähelepanu, ma vältisin esinemist inimeste ees, kes eksitasid müraväärtusega. Sõnad vormivad. Aegade jooksul oli meie peres kehtestatud teatud kummaline suhe, kus igaühel oli oma koht ja roll. Minu koht oli nagu pehme padi, mis sobis mugavalt perenarratiivi. Ma olin see, kes ei seganud, kellel ei olnud palju vajadusi ja kes oleks olnud rahul igas olukorras. See oli mugav kõigile, see tähendas, et keegi ei pidanud oma ootusi kohandama ega ruumi looma. Meie peres tähendas edu seda, mida näidati, kui sa seda ei näidanud, siis ei loetud seda. Mäletan üht õhtusööki, mis toimus aastaid tagasi, ajal, mil ma veel uskusin, et entusiasm võib midagi tähendada. Olin töötanud suure ürituse kallal, see oli üks esimesi kordi, kui erainvesteeringute fond oli broneerinud meie kogu ruumi üheks õhtuks. Olin sellest uhke, mitte valjult, vaid vaikselt, nagu tunne, mis tekib, kui midagi rasket lõpuks paika loksub. Kuid õhtusöögi keskel, kui vestlus muutus vaikseks, mainisin oma saavutust. Minu vend katkestas mu sõnad, suunates juttu hoopis oma kliendi suunas. Ema noogutas kaasa ja küsis siis, kas keegi saaks leiba edasi anda. Keegi ütles, et räägime sellest hiljem, kuid see hiljem ei tulnud kunagi. Laud täitus teiste häältega ning minu sõnad kadusid taustamüra sisse. Mäletan, kuidas ma koju jõudsin ja pimedas diivanil istusin, kaua aega lihtsalt olemata, mitte nuttes, vaid tunnetades nähtamatuse raskust nende inimeste seas, kes pidid mind kõige paremini tundma. Järgmisel hommikul tõusin üles, läksin tööle ja tegin oma tööd, mainimata õhtusööki kellelegi. Mis oleks olnud selle mõte? Sel hetkel taipasin, et midagi on muutunud. See ei olnud viha, vaid selgus. Ma mõistsin, et enda selgitamine ei muuda mu positsiooni, see väsitab mind ainult. Nii lõpetasin ma konteksti pakkumise, mida keegi ei palunud.
Lõpetasin eelduste parandamise, mis ei olnud piisavalt uudishimulikud, et hoolida. Hoidsin oma töö seal, kus see kuulus, ruumides, mis mõistsid seda. Kodus muutus see omamoodi lihtsamaks. Lasin neil uskuda, mida nad soovisid. Vaikusest sai enesealalhoid. 3 nädalat enne auhinnagalat sain oma postkasti kutse. Teema vastas üritusele, millest mu perekond oli juba mitu kuud rääkinud. Isa firma oli valinud meie saali toimumiskohaks. Nad ei teadnud, et see oli minu oma. Broneering korraldati tavaliste ettevõtte kanalite kaudu koordineerijaga, kes ei teadnud meie peresidemed. Kui nägin kinnitust, lugesin seda 2 korda, mitte sellepärast, et oleksin üllatunud, vaid seetõttu, et mu paralleelsed teed, mida olin aastaid käinud, olid peagi põrkuvad viisil, mida ei saanud ignoreerida. Istusin oma laua taga kaua pärast selle e-kirja nägemist, käed veidi värisevad, mitte hirmust, vaid millegi nimetamata tõttu. Olin võib-olla ootusärev või tundsin kummalist peapööritust, vaadates, kuidas 2 erinevat elu kokku põrkuvad. Ma ei rääkinud sellest kellelegi, ei muutnud oma plaane. Kinnitasin broneeringu oma üldjuhi kaudu ja lasin ettevalmistustel jätkuda, nagu alati, professionaalselt, täpselt ilma draamata. Grasse, mu kolleeg, märkis midagi kummalist meie planeerimiskohtumisel. Kas sul on kõik korras? Küsis ta, uurides mind otse oma moel. Tundud nagu oleksid häiritud, ütles ta. Pereasjad, vastasin ma, mis oli piisavalt tõsi. Ta noogutas ja ei surunud teemat edasi. Laurel istus vaikselt oma toolil, silmad ekraanil, kuhu oli ilmunud tema isa sõnum. Tema süda tõmbles, kui ta luges sõnu, mis ei olnud just need, mida ta lootnud oli. See oli just see nädal, kui tema ema helistas, et meenutada talle õhtusööki. Ole kindlasti õigel ajal, ütles ta, toonis midagi, mis kõlas nagu käsk. See on oluline. Laurel vastas lubavalt, kuid siis, peaaegu pärast mõttepausi, lisas ema, sa oled ikka hästi, eks? See oli kõige lähem, kus ta oli kuude jooksul tema elust küsinud. Jah, vastas Laurel, kuigi südames peitus segadus. Ema näis kergendatult, mitte seetõttu, et ta oleks tõde teada saanud, vaid et tal ei olnud vaja enam küsimusi esitada. Pärast kõnet vaatas Laurel uuesti kalendrikutset. Kuupäev, kellaaeg, koht, kõik kandsid tema nime, Laurel Victori, vanaema kingitus, mis oli kasvanud millekski reaalseks. Tema pereliikmed ei olnud kunagi küsinud, mida ta teeb, sest nende nägemuses ei olnud selleks vajadust. Kuid peagi pidid nad avastama midagi, mis ei olnud enam varjatud. Õhtul, kui ema talle sõnumit saatis, ei maininud ta õhtusööki. See tõi kõhtu ebamugavustunde, mis oli tema sõnumite puhul haruldane. Need olid tavaliselt lühikesed ja praktilised, kuid seekordne sõnum kandis tooni, mida ta tundis liiga hästi. Oled viimasel ajal muutunud, kirjutas ta, ilma viha või süüdistuseta, nagu oleks ta lihtsalt ilmateadet edastanud. Laurel viibis ekraani ees kauem, kui oleks pidanud, oodates järgmist sõnumit, mis puudutaks graafikut või riietust. Kuid midagi ei järgnenud. Mõne sekundi pärast ilmus ekraanile veel üks sõnum. Ma lihtsalt muretsen, et inimesed võivad sind seal valesti mõista. Seal see oli mure, mis varjati kaitse all. Peres oli arusaamatus alati seotud sellega, kuidas sa eksisid oma olemasoluga. See ei olnud kunagi kellegi teise eelduste küsimus, vaid sinu enda võimetus nendega toime tulla. Aastate jooksul oli Laurel õppinud, et mure ei tähenda hoolimist, see tähendas ebamugavust. See tähendas, et keegi tundis end ebamugavalt selle üle, kuidas sa end näitad, ning selle asemel, et seda ebamugavust uurida, andis ta selle sulle tagasi, et sa ise sellega toime tuleksid. Laurel kirjutas neutraalse vastuse, kuid kustutas selle kohe. Ta sulges telefoni ja pöördus tagasi töö juurde, kuid sõnumid kummitasid teda. Hiljem õhtul jätkus muster, kui tema isa helistas. Vestlus oli lühike ja kummaliselt hell, kuid ei puudutanud videoid ega õhtusööki. Kuidas sul läheb, küsis ta, nagu inimesed küsivad, kui nad ei soovi ausat vastust. Enne, kui Laurel jõudis midagi vastata, jätkas isa, sa tead, et oled alati olnud veidi erinev. See ei ole halb asi. Ta tegi pausi, jättes vihje õhku. Pead lihtsalt olema ettevaatlik. Ettevaatlik, mille suhtes, ei öelnud ta. Laurel kostis midagi, mis kõlas kokkuleppena, tütar, kes mõistis reegleid. Nad lõpetasid kõne, lahendamata midagi, mis oli just see, mida nad tahtsid. Nad ei öelnud kunagi otse, et ta peaks muutuma, nad ei pidanud seda tegema.
keelekasutus oli peen, lihvitud aastate jooksul. Ole ettevaatlik, ära liialda, mitte kõik ei ole harjunud sinu viisiga. Iga fraas oli nagu nuga, mis lõikas väikese tüki tema teravust maha, julgustades teda sulanduma millegisse, mis oleks rohkem vastuvõetav. Nad raamisid selle lahkusena, nagu oleks maailm habras asi, mis vajab kaitset tema kohaloleku eest. Laurel mõistis, et ebamugavus ei olnud väljas, vaid elas tema sees. Öösel, kui mälestused mind ootamatult külastasid, viibisin ma oma 20-ndates, sügavalt naiivne ja uskusin, et entusiasm on voorus. Ühel peresündmusel jagasin ma oma ideed, mis mind tõeliselt sütitas. Minu hääl oli elav, käed liikusid mu jutustades. Mäletan, kuidas tuba muutus, pilgud vahetusid ja kõlasid pehmed naerud. Sa teed natuke liiga palju, ütles mu tädi naeratades. Mu ema surus mu kätte tugevalt ja sosistas, kogu aeg ei pea nii intensiivne olema. Sõnum oli selge, alanda oma häält, ole vähem. Idee ise ei olnud vale, kuid see õpetus kordus aastate jooksul pehmemate toonidega. Aastate jooksul muutusid arvamused, enne kui need mu huulilt lahkusid ja reaktsioonid vaibusid. Uhkus muutus peaaegu vabandavaks. Keegi ei palunud mul kaduda, nad lihtsalt eelistasid mind väiksemana, kergemini paigutatavana, kergemini seletatavana. Järgmine mälestus järgnes esimesena. Olin 32-aastane, seisin oma ema köögis ja rääkisin talle äriauhinnast, millele olin nomineeritud restoranitööstuses. Ta kuulas, samal ajal nõudepesumasinat laadides, minusse mitte vaatamata. Kui olin lõpetanud, ütles ta, see on tore. Kas sa oled mõelnud, mida kanda Davidi edutamise peole? See oli mu venna edutamise pidu, mis toimus alles 3 kuu pärast. Mu auhind, mis toimus 2 nädala pärast, oli juba paigutatud asjade alla, mis ei vajanud tähelepanu. Mäletan, et seisin seal, vaadates, kuidas ta taldrikuid paigutab ja mõistsin, et võiksin võita iga auhinna oma valdkonnas, kuid see ei registreeruks kunagi nende edusammude meetodil, millega nad edu mõõtsid. Nende kaalud arvestasid ainult seda, millest nad saaksid õhtusöögipidudel rääkida. Tütar, kes juhib restorani, ei sobinud nende loodud narratiivi. Järgmisel päeval helistas mu õde, tema hääl oli särav ja salapärane. Ta ei maininud meie vanemaid ega videot, vaid rääkis, nagu oleksime sama vaikse probleemi poolel. Sa tead, ütles ta, ma arvan, et kui sa lihtsalt natuke madalamal hoidsid, oleks asjad sujuvamalt. Inimesed ei vihka sind, nad lihtsalt ei oska sind lugeda. Kuulasin, mu vana harjumus kohaneda ärkas mu rinnus. Kui ta lõpetas, küsisin vaikselt, kas sa tahad, et nad mõistaksid mind või tahad, et ma kaoksin piisavalt, et nad ei peaks proovima. Telefoniliin vaikis. Ta naeris kohmetult ja muutis teemat. Me lõpetasime kõne ilma tagasi tulemata. Siis tabas mind arusaam, see ei olnud küsimus riietusest, hääletoonist või ühest juhtumist, vaid lubadusest. Kes tohib ruumi võtta ja millistel tingimustel? Mu pere oli mugav minuga, nii kaua kui ma sobisin nende juba aktsepteeritud versiooniga. Iga kord, kui ma lõpuks välja astusin, isegi kogemata, ulatusid nad tuttavate tööriistade poole, et mind oma kohale tagasi suunata, mure, hirm, nõuanded, mitte kunagi käsud, mitte kunagi vastutus. Mõtlesin, kui tihti olin end kohandanud, ilma et oleksin seda isegi märganud ja kui paljusid otsuseid olin raamistanud selle ümber, mis hoiaks rahu, mitte selle ümber, mis tundus tõelisena. See ei olnud strateegia, vaid ellujäämine. Kuid ellujäämisel on hind ja ma tundsin seda nüüd, raske ja välistamatu. Küsimus ei olnud selles, kuidas vältida olemist. Öö enne auhinnagalat seisin oma korteris, vaadates rahu, mis mind ümbritses. Ei olnud mingit ärevust, mis oleks mul nahka all surisenud, ega ka ettevalmistatud vastuseid, mis ootasid esitlemist. Tundsin, et seekord ei pea ma kehastama kedagi muud, lihtsalt olin mina ise, ilma eelneva vabandamiseta. See ei tundunud enam mässuna, pigem kergendusena. Neile tundus, et probleem peitub minu välimuses, kuid ma hakkasin taipama, et tegelik probleem on nende keeldumine näha mind täielikult. Ja esmakordselt ei olnud mul huvi seda neile kergemaks teha. Auhinnagala hommik saabus nagu iga teine argipäev, vaikne ja tavaline. Just see oleks pidanud mind hoiatama, kui kaugele meie prioriteedid olid kaldu. Minu telefon helises enne, kui olin isegi kohvi lõpetanud. Sõnumid voolasid üksteise otsa, ilma pausita, saabumise ajad, sõidukoordinaatorid, meeldetuletus piltide tegemiseks.
keegi küsis, kas ma olin oma kohta juba kinnitanud, nagu oleks see ainus asi, mis loeb. keegi ei küsinud, kas ma olen hästi maganud või kuidas mul läheb. Eeldus oli, et ma tiirlen nende plaanide ümber, nagu alati, vaikselt kohandades end nende gravitatsiooniga. Läksin sõnumitest mööda, vastasin lühikeste tunnustustega ja sulgesin vestluse. Siis haarasin oma koti ja suundusin tööle. Kontor ei teadnud, et täna on eriline päev ja selles hindasin ma rohkem, kui oleksin osanud arvata. Olin aastaid tagasi restoranis tööruumi seadnud, väike tuba peamise kontori taga, kus sain haldustegevusi teha, segamata teenindust. Minu kalendris oli kohtasid täis, kõned algasid õigel ajal, otsused langesid õigesse kohta. Liikusin hommiku jooksul, mõtlemata tulevasele õhtule, mitte sellepärast, et ma seda vältisin, vaid seetõttu, et see ei vajanud ettevalmistust. Kui mu pere muretses välimuse pärast, keskendusin mina toimimisele. Samal ajal, kui nad plaanisid, kuidas nad välja näevad, tegelesin asjadega, mis eksisteeriks sõltumata sellest, kas keegi neid vaatab või mitte. Kontrast nende kahe olulisuse vormi vahel oli terav, kaks maailma avanesid samal päeval, teadmata üksteise olemasolust. Lõunaks hakkasid mu telefoni eeldused üksteise otsa kuhjuma. Minu õde saatis sõnumi, et ma ei peaks liiga vara kohale jõudma, sest see võib tunduda kohmakas. Oli öö, mil kõik tundus selge ja kindel, kuid minu jaoks peitus seal mitmeid varjatud kihte. Minu pereliikmed olid juba kohal, nende sisenemine oli nagu hästi harjutatud tants, kooskõlastatud ja energiline. Nad astusid ruumi üheskoos, tervitades töötajaid, kes tundsid neid nimepidi ja suunavad neid kindla käega edasi, justkui oleksid nad tõeliselt olulised. Mina aga jälgisin neid eemalt. Olin valinud mitte liituda nende rongkäiguga, mitte sellepärast, et mind oleks välja jäetud, vaid hoopis seetõttu, et soovisin oma teed käia. Ei olnud ühtegi järjekorda, kuhu seista, ega vajadust end tutvustada. Üks töötaja märkis mind ja pärast lühikest kõhklust noogutas ta ära. See kohtumine oli kiire ja peaaegu märkamatult möödas, hoopis teistsugune kui see, mida mu pereliikmed parajasti kogesid. Sattusin kõrvale, koridorile, mis oli reserveeritud neile, kes kuulusid operatsiooni sisse, mitte publiku sekka. Kui ma ruumi astusin, ei muutunud seal midagi, see oli endiselt sama, kuid tunde, kuidas see mind vastu võttis, oli hoopis teine. Mu perekond oli end juba mugavalt sisse seadnud, naerdes ja jagades lugusid, mis näisid neile endile tohutult olulised. Nad nautisid tähelepanu, mis nende suunas voolas, ja võtsid kiidusõnu vastu kui kinnitust oma tähtsusele. Mu õde suunas oma telefoni, et jäädvustada hetk, kui ruum säras ja tema enda rahulolu. Mu vend viskas nalja, et meie isa on kindlasti mingeid nööre tõmmanud, et sellisesse kohta pääseda. Isa naeratas, näha oli, et ta nautis seda, kuidas tema pereliikmed end tundsid. Eemalt vaadates märkasin, kui kindlad nad olid oma positsioonis. Nad uskusid, et see keskkond peegeldab nende staatust, aga nad ei saanud aru, kui kergesti võivad keskkonnad muutuda peegliteks. Ma ei lähenenud neile. Jätkasin jälgimist ilma tungita ja siis möödus minust üks vanem töötaja, kes peatus ja küsis vaikselt midagi. Vastasin sama vaikselt. Toimus mõistmise noogutus ja lühike kinnituse vahetus, siis nad läksid edasi. Kogu see vahetus kestis vaid paar sekundit, kuid mu perekond ei märganud seda. Nad olid liiga hõivatud mugavuse etendamisega, liiga süvenenud oletusse, et kõik nende ümber toimu on tingitud nende tähtsusest. Ja nii see õhtu kestis, kahe maailmaga, üks, mis säras ja naeratas, ja teine, mis jälgis kõike vaikselt, peaaegu varjatult. Kuna programm lähenes oma algusele, täitis tuba madal ootusärevus. Klaasid tõsteti üles ja mu õde kuulutas, et öö on hästi teenitud, tema hääl kandes just piisavalt, et läheduses olevad lauad kuuleksid. Meie pere tõstis tervituseks klaasid, tähistades enda töötamist, head ajastust ja rahulolu, et olla õigel kohal. Ma ei tundnud vajadust neid katkestada, see hetk ei vajanud minu kohalolu, kuid see nõudis nende kindlustunnet. Vaatasin, kuidas inimesed hakkasid ruumi teistsuguse pilguga vaatama. Väikesed kohandused levisid nagu lained, vestlused peatusid ja algasid uuesti, tähelepanu nihkus äkki nagu vool, mis muutis suunda. Ükski neist liikumistest ei suunatud minu pere poole, nad ei märganud, sest nad ei vaadanud. Nad olid juba otsustanud, kus asub tähtsus, ja see ei olnud perifeerias. Jäin paigale, lastes kaugusel oma tööd teha. Seal oli pinget, mis kasvas, kui tõde oli just nagu kaadriväline, piisavalt lähedal, et seda tunda, kuid veel mitte tunnustatud.
Ma tundsin, kuidas õhk pingestus. Mu pere naeris taas, olles täiesti teadlikud. Nad uskusid, et istuvad ruumi kõige tähtsamal kohal. Nad ei teadnud, et tähtsus ei sõltunud sellest, kus sa istud, vaid sellest, millal sind nähakse. Kui tuled muutusid ja tähelepanu esireale koondus, võtsin hinge, mitte selleks, et end rahustada, vaid et märkida hetke. Nad olid täpselt seal, kus nad arvasid end olema. See oli vale. Nad olid õiges kohas vale põhjusel, veendunud, et nende lauavaade räägib kogu loo. Neile ei tulnud pähe otsida mind, sest nende mõtetes polnud ma kunagi marginaalidest lahkunud. Nad tõstsid klaasid veel kord, mu õde kuulutades öö täiuslikuks. Ma ei naernud, ei kortsutanud kulmu, vaid tunnustasin lihtsalt ajastuse täpsust. Nad uskusid, et istuvad kõige prestiižikamal positsioonil, nad ei teadnud, et nad istuvad just seal, kus nad pidid olema, oodates hetke, mil tuba lõpuks märkab, kes on seal olnud kogu aeg. Astusin edasi, ennast mitte kuulutades, ning tuba kohandustas end, nagu oleks see mind kogu aeg oodanud. Ei olnud äkilist vaikust ega dramaatilist pead pööramist, vaid õrn keha ja tähelepanu ümberpaiknemine, mis lõi selge tee, kus seda varem polnud. Teenindajad nihkusid instinktiivselt, mitte sellepärast, et ma neid palusin, vaid kuna nad tundsid mu liikumises ära midagi tuttavat, kuidas ma kuulusin voolu, mitte ei võidelnud selle vastu. Ma ei kiirustanud, ei otsinud oma perenägusid, lasin kaugusel sulanduda oma tempos, iga samm mõõdetud ja rahulik, kandes kaalu, milleks sõnu polnud vaja. Nende lauast registreeriti muutust esmalt kui häiritust, enne kui see registreeriti kui mina. Mu naer katkestati keset lauset, hääl langedes ebamugavasse pausi. Ta langedaski oma telefoni, voog, mida ta pool südamega jooksutas, unustades, kui tema silmad kitsenesid. Ta kallutas end venna poole ja sosistas midagi teravat ja tõrges pilk vaatas kordamööda mind ja teenindajat, kes oli meie ees teelt kõrvale astunud. Minu vend jälgis sama suunda, tema nägu pingestus, kui ta otsis ruumist kedagi, kes sekkuks, kedagi, kes seletaks, miks see kõik juhtus. Kuid keegi ei sekkunud. Minu isa märkasi viimaks, tema harjutatud naeratus püsis veidi liiga kaua enne, kui see hakkas kaduma. Ta kohendas end istmel, silmitsedes ümbrust justkui oleks ruum oma nurki muutnud ilma temaga konsulteerimata. Mida lähemale jõudsin, seda rohkem tundus, et ruum ümberringi kohandub. Vestlused, mis olid suunatud minu perele, lükkusid muust poole. Mõned külalised, keda ma tundsin, noogutasid möödaminnes, vahetades lühikesi tunnustusi ilma tseremoniaalsete žestideta. Nad ei peatanud mind, ei hüüdnud ega teinud tuttavlikke liigutusi. See oli tunnustus, mis ei vajanud tõestamist. Kuid minu pere jälgis neid hetki kasvava ärevusega, nende enesekindlus kadus, kui nad mõistsid, et nad ei olnud enam vahetuse keskpunktiks, nagu nad olid arvanud. Minu õde üritas esimesena olukorda päästa. Ta sirutas end, kandes naeratust, mis ei ulatunud silmadeni ja püüdis tähelepanu lähedal seisnud külaliselt, kes oli veel hetk tagasi elavalt vestelnud. Külaline pakkus viisakat noogutust ja pöördus siis eemale, tema tähelepanu juba mujale suunatud. Minu õe naeratus kadus hetkeks, ta vaatas oma telefoni, seejärel pani selle tagasi lauale, sest dokumenteerimise soov oli äkitselt kaotanud oma eesmärgi. Minu vend köhatas ja üritas nalja teha, tema hääl kõlas liiga valjult, nalja lõpp ei leidnud vastukaja, keegi ei naernud. Minu isa tõstis klaasi, et teha poolik tervitus, žest, mis tavaliselt tõi kaasa kohese vastuse. Seekord vastust ei tulnud, ta langetas klaasi aeglaselt, segadus ilmnes tema näojoonte vahele. Olin juba enne nende juurde jõudmist tundnud, et autoriteet ruumis vahetub ilma ametlike teadeteta. See ei olnud neilt ära võetud, see lihtsalt lõpetas reageerimise. Nad kogesid esmakordselt tunnet, kus rääkida ja mitte olla kuulda, anda märku oma olulisusest, aga mitte saada vastust. Õhk nende laua ümber muutus raskemaks, laetud arusaamisega, et reeglid, millele nad lootnud olid, ei kehti enam. Peatusin nende taga, piisavalt lähedal, et tunda pinge lainetena laienemas. Nad ei olnud veel täielikult pöördunud, justkui oleks minu tunnustamine teinud ebamugavuse reaalseks. Küljelt lähenes vanem teenindaja, tema hoiak austav ja hääl madal. Ta esitas küsimuse, mis oli mõeldud vaid mulle, rutiinne kontroll, mis kinnitas juba tehtud otsust. Noogutasin ühe korra, vahetus oli lühike, tõhus ja nähtamatu kõigile, kes seda ei otsinud. Mu pere kuulis sosinat, kuid ei suutnud sõnu eristada. See ebakindlus häiris neid rohkem kui ükskõik milline ametlik teadaanne oleks saanud.
Minu õde oli esimene, kes pöördus, meie silmad kohtusid ja hetkeks proovis vana muster end taas kehtestada. Seal oli üllatus, jah, kuid ka midagi nagu uskumatus, justkui ootas ta, et ma vabandaksin, et olen kohal, et seletaksin end tagasi äärealadele. Kuid ma ei teinud seda. Ma hoidsin tema pilku kindlalt, ilma vabandamata, ja jälgisin, kuidas tema enesekindlus hakkas järk-järgult kaduma. Mu vend jälgis teda, tema näos peegelduv segadus ja ärritus, püüdes mõista, mida ta oli vahele jätnud, kuidas see olukord oli kujunenud ilma tema teadmiseta. Mu isa pöördus aeglaselt, tema naeratus oli kadunud ja ta vaatas mind, justkui oleks ta avastanud versiooni minust, mis ei klappinud kõigi nende aastate jooksul harjutatuga. Ruumi valitses vaikus, mis ei olnud tühi, vaid täis küsimusi, mida keegi ei julgenud kõva häälega küsida. Meie ümber jätkus elu, tähelepanu voolas mööda nende lauda, nagu see ei oleks enam keskpunkt. Nad olid uskunud, et õhtu keerleb nende kohaloleku ümber, et nende istumine tagab tähtsuse. Seistes seal, nägin, kuidas see usk hakkas murduma. See ei olnud dramaatiline, vaid hoopis vaikne ja veelgi halvem. Mu vend liikus oma toolil, huumor, millega ta tavaliselt kaitses end, oli kadunud. Ta viskas pilgu mu isale, seejärel tagasi mulle, tema lõug pinguldus. Mu käed hõljusid telefoni lähedal, kõhkledes, kas võtta see üles või jätta oma kohale. Mu isa istus paigal, õlad pinges harjumusest, silmad otsisid minu omi seletuse jaoks, mida ma ei kavatsenud andma. Nad ootasid, et ma ütlen midagi, et katkestan pinget ja taastan tuttava hierarhia mõne enesehaletseva sõnaga, kuid ma ei andnud neile seda leevendust. Töötaja rääkis taas, seekord pehmemalt, lihtne märk, mis näitas valmidust. Ma noogutasin talle, mu tähelepanu ei lahkunud kunagi mu perenägudelt. See vahetus kinnitas, mida nad hakkasid mõistma, miski, mis määras selle ruumi korda, ei allunud neile. Ümberringi pöördusid mõned pead, uudishimu teravnes ja muutus huviobjektiks, sosinad voolasid ruumis, mitte piisavalt valjult, et kanda, kuid piisavalt püsivalt, et tunda. Mu pere tajus seda, nad olid veetnud oma eluruume lugedes, tajudes ja nüüd see oskus reetis neid. Mida rohkem nad püüdsid oma tasakaalu taastada, seda ilmsemaks muutus nende tasakaalu kaotus. Ma seisin seal piisavalt lähedal, et kuulda mu õe hingetõmmete ärevust, piisavalt lähedal, et näha, kuidas mu venna silmad kahtlusest kõhklema hakkasid, piisavalt lähedal, et tunda, kuidas mu isa autoriteet muutus habraseks. Ma ei pidanud ütlema, kes ma olen või miks ma seal olen. Tuba vastas juba viisil, mis tegi seletused üleliigseks. See ei olnud vastasseis, vaid korrektuur. Nad olid uskunud, et ma ei kuulu sellele lauale, et mu koht oli kusagil mujal, vaiksemalt, vähem nähtavalt. Seistes seal, nägin, kuidas nad maadlesid uue küsimusega, mis häiris neid palju rohkem, kui mu kohalolek kunagi oleks suutnud. Küsimus ei olnud selles, kas ma väärin seal olemist, vaid pigem selles, kas nemad seda väärisid. Pikka hetke jooksul ei liikunud keegi. Vaikus surus peale, raske ja ootav, ja selles ruumis asus tõde, ilma et seda oleks sõnades väljendatud. Nad olid ehitanud oma kindluse eeldustele, mis enam ei kehtinud, ja nüüd pidid nad leppima ebamugavusega, olles nähtud läbi objektiivi, mille üle nad kontrolli ei omanud. Ei astunud tagasi, ei astunud ette, vaid lasin hetkel hingata, teades, et kõik, mis järgneb, tabab neid valjemini, kuna see saabub ootamatult. Nad olid kunagi uskunud, et ma ei väärinud nende laua ääres istumist. Nüüd, kui ruum meie ümber kohanes, pidid nad silmitsi seisma palju häirivama võimalusega, võib-olla polnud küsimus kunagi selles, kas ma kuulusin lauda, vaid selles, kas nad olid valmis seal olema, kui ruum lõpuks meid selgelt nägi. Seisin laua ääres, piisavalt lähedal, et nad ei saaks enam teeselda, et olen lihtsalt juhus, kuid piisavalt kaugel, et keegi ei saaks mind süüdistada nende ruumi sissetungimises. Mu süda peksis kiiremini, kui julgesin tunnistada. Tundsin, kuidas mu pulsatsioon käes ja kurgus pulbitseb, see tuttav adrenaliinihooge, mis tuleb just enne midagi, mida tagasi võtta ei saa. Üks hetk mõtlesin, et keeran ringi, lahkun, lasen neil oma õhtusööki nautida koos oma oletustega ja mugava minuga. Kuid olin 38 aastat ringi keeranud. Ma ei köhinud, ei maininud kellegi nime, lasin vaikusel pikeneda just piisavalt, et see tunduks sihikindel. Siis rääkisin häälega, mille lootisin kõlavat rahulikumalt, kui ma tundsin, tere tulemast minu restorani. Peatusin, mu käed värisesid kergelt, seetõttu klammerdusin nad kokku enda ees, lootes, et keegi ei märka. Me teenindame ainult tõelisi vippe.
Ei naeratanud, ei seletanud, lasin sõnadel seal, kus nad maandusid, paigal seista, kuigi iga instinkt ütles mulle, et täidan vahepealse vaikuse millegi pehmemaga, millegagi, mis muudaks selle kõigile kergemaks. 10 sekundi jooksul ei reageerinud keegi. See oli selline paus, mis tundus ebareaalne, nagu hetk pärast seda, kui klaas libiseb käest, kuid enne, kui see põrandale kukub. Siis naeris mu õde, lühike, habras naer, mis ei kutsunud kedagi ühinema. Millest sa räägid, küsis ta liiga kiiresti, nagu kiirus võiks segaduse enesekindluseks muuta. Ta vaatas ringi, oodates, et keegi peaks mind parandama, et kinnitada, et see on mingi nali, mida ta ei saanud. Mu venna silmad peatusid teenindajate peal, otsides tuttavat nägu, kes sekkuks ja korda taastaks. Mu ema naeratus püsis, kuid tema käsi tõmbus klaasi ümber, kuni knoklid valgeks tõmbusid. Mu isa ei öelnud midagi, lihtsalt vaatas mind, tema ilme oli arusaamatu viisil, mida ma polnud kunagi varem näinud. Nad olid harjunud narratiive kontrollima, reageerides esimesena, naerdes asju maha või suunates tähelepanu mujale. Seekord ebaõnnestusid nende instinktid. Mu naer jäi õhku vastuseta, mu venna otsing ei andnud tulemusi, mu ema naeratus hakkas pingest värisema, mu isa jäi vaikseks ja see vaikus oli valjem kui ükski eitamine, mille ta oleks võinud pakkuda. Sel hetkel astus minu kõrvale vanemhaldur Rachel, astudes ruumi sisse nii loomulikult, nagu oleks ta alati olnud osa sellest stseenist. Ta ei vaadanud mu perekonda, kui rääkis, tema tähelepanu jäi ainult mulle. Tema toon oli austav ja professionaalne, ta kutsus mind nimepidi, just nagu inimesed teevad, kes on harjunud seda tegema. Oli õhtu, mis oli täis pinget ja järgnev hetk tõi kõik saali tähelepanu keskpunkti. Üheainsa, lühikese küsimuse kaudu, millele vastasin sama lühidalt, muutsin ma ruumi atmosfääri. Minu hääl püsis kindlana ja ma olin tänulik, et suutsin end kontrollida. See vahetus kestis vaid sekundeid, kuid selle mõju oli tohutu. Raha, omandiõigus, neist polnud juttugi. Oli vaid lihtne autoriteedi tunnustamine, mis sündis ilma igasuguste tseremooniateta. Mu nägu muutus värvituks, kui ta taipas, mis just toimus. Ta vaatas vaheldumisi Rachelile ja siis mulle, tema huuled avanesid ja sulgusid, justkui katsetades sõnu, mida ta ei julgenud välja öelda. Mu vend langetas veidi selga, tema silmad said äkki ärevaks, kui ta üritas mõista, mis tal silma alt kaduma jäi. Mu ema lõdvendas oma klaasi haaret, seejärel haaras uuesti kindlalt, tema naeratus kadus, kui ta mõistis, et keegi ei tule neid selle hetke eest päästma. Isa hingas sügavalt välja, tema õlad langesid natuke alla, esimene nähtav märk, et ta oli aru saanud, et midagi olulist on meie ümber muutunud. Ruumi tähelepanu teravnes, lähedal olevad vestlused aeglustusid ja lõpetasid peagi. Mõned külalised heitsid meile avatud pilke, uudishimu enam varjatud polnud. Teised teeseldasid, et nad ei jälgi meid, kuid nende kehakeel reedab, et nad olid meie poole pöördunud. Tuba oli leidnud oma fookuse ja see ei olnud see, mida mu perekond oli oodanud. Mina ei läinud detailidesse, ei pöördunud selgitama. Selle asemel esitasin Rachelile praktilise küsimuse ajastusest, kas kõik on valmis edasiviimiseks. Tema vastus tuli kohe ja enesekindlalt, justkui oleks minu kohalolek ja roll kõige loomulikum asi maailmas. Selle vahetuse lihtsus tegi selgeks, et see polnud vale arusaam, see polnud etendus, see oli struktuur. Moe pilk libises tema telefonile ja tagasi, tema instinktiivne soov dokumenteerida ja kontrollida tajumist ekraani kaudu tõusis ja kadus sama kiiresti. Ta teadis instinktiivselt, et see hetk ei olnud midagi, mida ta saaks oma kasuks pöörata. Mu vend köhatas, avas suu justkui midagi öelda, kuid sulges selle, kui mõistis, et ta ei tea enam, millise minaga ta rääkima peaks. Mu ema vaatas lauda, tema peegeldus klaasi pinnal moonutus. Siis rääkis isa lõpuks. Minu nimi lipsas tema huulilt ettevaatlikult, justkui oleks see talle võõras. Tema hääles ei olnud süüdistust, ei viha, ainult ebakindlus. Minu rinnus tõusis midagi, kui kuulsin teda seda ütlemas. Hetkeks olin ma taas 8-aastane laps, kes ootas, et isa märkaks midagi, mida ma olin valmistanud, midagi, mille üle olin uhke. Ootasin, et ta näeks mind. Ma ei vastanud mitte sellepärast, et soovisin teda karistada, vaid seetõttu, et ma ei usaldanud oma häält. Iga selgitus oleks leevendanud mõju, andes neile midagi, millega vaielda või mille tõlgendamiseks. Ausalt öeldes kartsin ma, et kui ma hakkan rääkima, võin öelda liiga palju, võib-olla kogu selle, mida olin aastaid endas hoidnud, ja see ei olnud see koht, kus seda teha.
mõned külalised seisisid, tõmmatud energia muutusest, üks neist tervitas mind, teine avaldas lühikese tänu. Nende žestid olid viisakad ja tagasihoidlikud, kuid iga interaktsioon laiendas vahet minu ja mu perekonna vahel. Tuba, kus nad arvasid end olevat domineerivad, oli vaikne ja külm. Keegi ei küsinud, kuidas neil läheb, keegi ei kontrollinud nende mugavust. Sotsiaalsed vihjed, millele nad olid alati toetunud, olid haihtunud, jättes nad avatud ning haavatavaks viisil, mida nad polnud kunagi varem kogenud. Minu õde meenutas videot ning ma nägin seda tema silmades, näoilme pinges, kui minevik põrkus kokku olevikuga. Minu vend mõtles oma märkusele, selle juhuslikule julmusele, mis tõusis esile selguse ja valuga, mis sundis teda muigama. Mu ema mäletas naeru ja seda, kui palju see teda koormas. Isa mõtles kõigile neile kordadele, mil ta oli minust rääkinud, mind määratlenud ja vähendanud. Esmakordselt ei tundunud need mälestused enam autoriteetsed, nad tundusid tõendina. Jäin oma kohta, lubades toas vaikselt ümber korraldada. See ei olnud nende alandamiseks, tõeliselt mitte. Osa minust soovis, et suudaksin neile kuidagi selgitada, et nad ei peaks kannatama. Ma tahtsin, et nad näeksid, et vahel on olemas erinevus, isegi kui see hetkel ei tundu nii. Lõpuks naasis Rachel mu kõrvale, andes alateadliku signaali, et on aeg edasi liikuda. Noogutasin talle ja pöörasin ennast veidi, mu keha kaldu pere suunas, kuid mitte neid täielikult tagasi lükates. See oli väike liigutus, kuid see ütles kõik, ma ei tulnud neid konfrontatsiooni viima, olin siia tulnud oma tööd tegema. Kui sammusin eemale, tundsin ootamatult, kuidas silmad kipitama hakkasid. Pöörasin pilgu kiiresti ära, olles tänulik, et nad nüüd selja taga olid. See oli raskem, kui olin arvanud, mõnes mõttes kergem, teises aga raskem. Selle hetke fantaasia ei sisaldanud kunagi seda valu, mis sellega kaasnes. Vaikus järgnes mulle hetkeks, enne kui see murdus sosinateks ja alanud vestlusteks. Minu perekond jäi laua taha, ümbritsetud inimestest, kuid oli siiski täiesti üksi. Need, kes olid kunagi olnud tähelepanu keskpunktis, asendati millegagi külmemaga ja ebamugavamaga. Nad ei helistanud mulle järele, ei peatanud mind, nad ei saanud. Tuba oli juba oma valiku teinud. Ma ei vaadanud tagasi. Ma tahtsin, aga ei vaadanud. Tagasivaatamine oleks tähendanud midagi küsida, tunnustust, vabandust või arusaama ja olin liiga palju aastaid seda teinud. Ma ei tulnud siia, et tõestada, kes ma olen, tulin, et nad näeksid, mida nad kunagi vaevunud pole õppima. Ja nüüd, kui nad selle nägid, ei olnud tagajärjed enam minu kanda. Lauake ei liikunud, kuid tuba muutus. Mu perekond istus endiselt seal, kus nad olid, käed ristis, klaasid poolikuks jäänud, kehahoiak jäik enesekindluse mälestusest. Kuid nende ümber olev ruum õhenes, justkui oleks õhk ise otsustanud ringelda mujal. Vestlused, mis kunagi nende suunas kaldusid, hakkasid nüüd nende eest eemale pöörduma. Naer tõusis teistelt laudadelt ja libises neist mööda, neid tabamata. Nad olid endiselt nähtavad, endiselt kohal, kuid mitte enam millegagi seotuna, mis tõeliselt tähendas. Teadmine saabus piisavalt aeglaselt, et olla julm. Vaatasin üle toa, tegeledes meelevaldsete detailidega, mis olid aastatega loomulikuks muutunud, kontrollides, kuidas kõik sujus. Köögis valitses tavapärane sagimine, kui kontrollisin järgmise roa ajastust ja veensin, et teenindajad omavad kõike vajalikku. Need olid tavalised asjad, mida tegin iga õhtu, sõltumata sellest, kes istus millisel laua taga. Kuid täna õhtu ei olnud tavaline. Ja teeselda, et kõik on korras, nõudis rohkem pingutust, kui ma arvasin. Minu õde proovib esimesena tagasi võita seda, mis tal kaotatud oli. Ta sirutas õlad, naeratas harjutatud kergusega ja tõstis telefoni taas, otsides kaadrit, mis võiks hetke mõttele anda. Ta koputas ekraanile, kontrollis signaali, kohandas nurka ja siis läks ta otse ülekandesse, valgustades oma nägu habras valgus, mis ei ulatunud tema silmadeni. Kommentaare ei tulnud, vaatamisnumbrid seiskusid ja langesid. Ta naeris liiga valjusti millegi üle, mida keegi ei olnud öelnud, ja lõpetas voogedastuse terava pühkimisega, tema käsi värises just piisavalt, et seda märkama jääda. Ta pani telefoni maha ja ei võtnud seda enam kätte. Vaadates teda, tundsin, kuidas mu kõhus midagi keerles. See ei olnud rahulolu, vaid midagi keerulisemat. Minu õde oli oma identiteedi üles ehitanud selle ümber, et olla vaadatav, ja nüüd oli see vaatamine muutunud millegi muuks.
Ma teadsin, mis tunne see oli, kui maa hakkas all libisema, kui arvasid, et tead täpselt, kus seisad. Minu vend toetunud tagasi ja silmitses tuba, tuvastades tuttavaid nägusid, kes olid kunagi vastanud pead raputusele või tõstetud klaasile. Ta tõusis, silus oma jakki ja lähenes ühele neist naeratusega, mida oli kasutanud juba 100 korda. Mees vastas viisakalt, heites pilgu temast mööda ja vabandades, mis kõlas siiralt, kuid lõplikult. Mu vend seisis hetkeks, siis tõmbus tagasi, naeratus kadus ja muutus millegi väiksema ja ettevaatlikuma vastu. Ta proovis uuesti teise tuttava figuuri suunas, kuid sai vastu hajameelse naeratuse ja kiire pöörde eemale. Iga katse eemaldas temast ühe kindluse kihi, jättes asemele rahutuse, millest ta ei suutnud naljaga välja pääseda. Minu ema andis teenindajale märku, tema liikumine oli alandlik, kuid kindel, just nii, nagu inimesed on, kui nad ootavad teenust ilma küsimusi esitamata. Teenindaja tuli, kuulas hoolikalt ja vastas laitmatult professionaalselt, kuid ilma soojuseta. Ei mingit deferentsi, ei mingeid erilisi soodustusi, lihtsalt reeglid, mida rakendati ühtlaselt. Mu ema noogutas, tänas neid ja vaatas, kuidas nad edasi liikusid, ilma et nad oleksid seal pikalt viibinud. Tema huuled surusid kokku, viisakas mask libises lõpuks ära, kui ta mõistis, et viisakus ei olnud sama, mis prioriteet. Nende ümber hakkasid sosinad liikuma, mitte piisavalt valjult, et vaidlustada, mitte piisavalt julged, et silmitsi seista, kuid püsivad küsimused ujusid laua pealt laua peale, uudishimu teravnes spekulatsiooniks. Kes ta oli? Miks oli juht talle allunud? Mis oli tema roll siin? Keegi ei vastanud otse, keegi ei pidanudki. Eituse puudumine rääkis valjemini, kui ükski seletus oleks võinud. Rachel leidis mind köögi sissepääsu lähedalt, tema nägu oli ametlikult neutraalne, kuid silmad küsisid küsimust, kas kõik on korras. Küsis ta vaikselt. Noodasin ja raputasin siis pead ning lõpuks õlgu. Ma ei tea, tunnistasin. Arvasin, et tunne oleks teine. Teine kuidas, mõtlesin küsimusele vastates. Ma ei tea. Võib-olla oleksin pidanud tundma end võitjana või vähemalt kergendatuna, kuid ma polnud suutnud leida õiget sõna, et kirjeldada oma tunnete keerukust, lihtsalt väsinud. Rachel noogutas, nagu oleks ta aru saanud, kuigi tegelikult ei saanud ta sellest kõigest tõeliselt aru. Kas soovid, et ma millegagi tegeleksin, et nad end mugavalt tunneksid, küsis ta. Ei, vastasin ma ja mõtlesin seda tõsiselt. Lihtsalt kohtle neid nagu kõiki teisi külalisi, see on kõik, mida ma tahan. Ta noogutas taas ja liikus edasi, et tegeleda millegagi muuga, jättes mind hetkeks üksi oma mõtetega. Mu isa kummardus venna poole, tema hääl oli madal ja kontrollitud. Ma ei kuulnud, mida ta ütles, kuid suutsin ette kujutada midagi peent ja ebaolulist, mis oleks võinud olla lihtsalt arusaamatus, avalik kokkulepe või juhus, mis oli paisutatud üle mõistuse. Mu vend haaras sellest kohe kinni, noogutades kergendatult ja lisades oma seletusi. Mu ema kuulas vaikselt, tema pilk oli fikseeritud lauale, sõrmed jälgisid klaasivarre. Ta ei olnud nõus, ei vaielnud, kuid tema vaikimine kandis endas rohkem kaalu, kui nad arvasid. Minu õde haaras uuesti oma telefoni, seekord mitte voogedastamiseks, vaid kerimiseks. Tema pöial liikus kiiresti, otsides midagi tuttavat, mis aitaks tal jalad maas hoida. Ma teadsin, mida ta leiab, video, mis oli kõik alustanud, oli endiselt seal. Ja nüüd kommenteerimine oleks muutunud. Seal, kus kunagi oli naer, valitses nüüd segadus, küsimused ja äratundmine, mis hakkas järk-järgult selgeks saama. Ta luges ühe kommentaari valjusti, ilma et oleks sellele tähelepanu pööranud, tema hääl jäi sõnades kinni, oota, kas see ei ole tema koht? Järgnes teine, siis kolmas, igaühega tõmbus tema rinnus olev sõlm aina tihedamaks. Ma nägin seda üle toa, kuidas tema õlad kergelt langesid, kuidas ta lukustas telefoni ja vaatas otse ette, justkui keeldudes nägemast, et juba nähtud tagasi võtta ei saa. Mu vend piilus tema ekraanile hoolimata iseendast, tema lõualuud pinguldusid, kui ta mõistis, kuhu see olukord viib. Ta keris oma teateid, märkides, et tema kommentaari, mis oli tundunud nii tavaline, leidus nüüd ekraanipiltidel ja vastustes, millest ta ei suutnud piisavalt kiiresti lahti saada. Mu ema sulges silmad hetkeks, tunnetades selle koormat täielikult. Ta mõistis midagi, millest teised veel aru ei saanud, see polnud ainult tänase õhtu küsimus, vaid midagi püsivat, midagi, millega internet ei unusta. Naerust jääb alles jääk, millest ei suuda ükski kahjude kontrollimistaktika vabaneda.
Ta avas silmad ja vaatas sinna, kus mina seisin, meie pilgud kohtusid vaid hetkeks, enne kui ma ära pöörasin. Ma polnud valmis kohtuma sellega, mis tema silmades peitus, mitte veel, võib-olla mitte kunagi. Mu isa hääl muutus kindlamaks, tema eitamine teravnes ärrituseks. Ta tõstis oma klaasi taas, püüdes kutsuda esile vana rituaali, kuid see žest näis nüüd tühine ja konteksti kaotanud. Tuba jätkas eluga ilma nendeta. Ma pöördusin tagasi oma töö juurde, kontrollides serverit, kes näis ülekoormatud, kohandades lauda, mis ei vajanud kohandamist, tehes kõiki neid väikeseid asju, mis hoidsid mu käed tegevuses ja meele eemal sügavamast alast, kuhu ma polnud valmis sukelduma. See polnud kättemaksmine, mis tulenes vastasseisust, see oli tagajärg, mis tulenes avatusest ja tagajärjed, mida ma õppisin, tundusid hoopis teistsugused. Kuna programm hakkas lõppema, tundus, et mu perest oli saanud kuidagi väiksem, nende enesekindlus oli väsinud tundide jooksul kestnud vaikse ümberkorraldamise tõttu. Nad olid saabunud uskumisega, et saavad loo kujundada, kuid lahkusid arusaamaga, et lood, kui need on välja lastud, omandavad oma elu. Seisin kõike seda jälgides keset ruumi, mõeldes, kas see oli see, mida nimetatakse lõpetamiseks, või hoopis mingi uus algus. Esimene kord, kui mu nimi tõeliselt kõlas selles toas, ei tulnud see minust. See oli Victoria, ürituse korraldaja, kellega olin koos töötanud 6 aastat. Ta oli kohal, kui ma allkirjastasin rendilepingu selle hoone jaoks, kui veetsin 3 ööd järjest ärkvel enne meie esimest suurt üritust ja kui ma nutsin laoruumis, pärast seda, kui üks kriitik nimetas meie toitu ülevaks, ning ma lasin endal lõpuks uskuda, et see võib tõeliselt toimida. Victoria hääl oli selge ja rahulik, tõustes piisavalt, et katkestada taustamüra, kui programm liikus lõpuaustuste suunas. Ta ei dramatiseerinud, ei venitanud pinget, vaid lihtsalt peatunud, naeratas publikule ja tänas inimesi, kes olid õhtu võimalikuks teinud. Kui ta ütles mu nime, lausus ta selle nii, nagu professionaalid ütlevad tähtsate inimeste nimesid, kergelt ja kindlalt, justkui poleks kunagi olnud mingit kahtlust. Ta ei seletanud, ei venitanud, ei viidanud aplausile, vaid liikus edasi. Ja see oli kõige võimsam osa, ruum reageeris ometi, mitte oigamise või hüüetega, vaid peene ümberkorraldamisega, mille tundsid rohkem kui kuulsid. Kollektiivne tähelepanu pöördus vaikselt ja asus uude kohta. Tundsin, kuidas see laine hakkas levida ja hetkeks ei teadnud ma, mida oma kätega teha. Olin veetnud nii palju aastaid sellistes ruumides olemisega, et nähtavus tundus võõras, nagu kanda riideid, mis ei sobinud. Soovisin tõmbuda tagasi tuttavasse mugavusse, kus mind ei märgata. Selle asemel sundisin end paigale seisma, hingama ja võtma ruumi, mille olin välja teeninud. Mõned inimesed heitsid mulle pilgu uudishimu segatuna äratundmisega ja siis tegid nad midagi isegi rohkem rääkivat. Nad kohtlesid seda teavet kui alati ilmset. Mees, kellega olin varem rääkinud, tõstis klaasi minu suunas, ilma igasuguse tseremonita. Naine teisel pool tuba noogutas kord kindlalt, nagu kinnitades mõtet, mis tal juba oli. Keegi ei palunud mul selgitada, keegi ei pidanud seda vajalikuks. Minu pere lauas maandus muutus nagu viivitusega kaja. Mu ema tõstis pead, kui kuulis mu nime, tema silmad otsisid Victoriate näost konteksti, mida ei tulnud. Mu vend tardus, tema käsi oli klaasi poole peal, kuni ta pani selle tagasi lauale, nagu ei teades, mida sellega teha. Mu õlad jäid pingesse, tema pilk hüppas lavalt ruumi, jälgides reaktsioone, mida ta ei suutnud kontrollida. Mu isa lebas tagasi, tema ilme oli lugematu. Harjutatud rahu, mis oli olnud märkmees, kes oli harjunud avaliku tunnustusega, töötas nüüd tema vastu, kui ta. Oli hetk, mil ma taipasin, et tunnustus ei tulnud minu inimestelt. Üksikute rühmad hakkasid liikuma, mitte kõik korraga, mitte kiirusest, vaid kindla eesmärgiga. Külalised kogunesid minu suunas, moodustades ja ümberkujundades end loomulikult, nagu grupid teevad, kui nad tunnevad gravitatsiooni. Nad tervitasid mind viivitamatult, nagu oleksime alati pidanud rääkima, nagu oleks varem eksisteerinud barjäär lihtsalt kadunud. Mõned mainisid üritust ning tänasid mind minu panuse eest, ilma et nad oleksid üksikasju uurinud ja liikusid edasi enesekindlad vahetuses. See polnud ülistus, see oli ühtekuuluvus ning see tunne oli korraga nii imelik, imeline kui ka hirmutav. Victoria jätkas programmi, olles häirimata alateadlikust voolust, mille ta oli käivitanud. See oli oluline, ta ei esitanud lihtsalt õigustusi, vaid tegi oma tööd. Ja kui ta seda hästi tegi, muutus tunnustus vaieldamatuks.
Minu isa üritas sekkuda, tõustes oma toolilt ja astudes minu ja kahe juhi vahelise vestluse poole. Tema naeratus oli viisakas, kuid ajastus vale, piisavalt vale, et see loeks. Nägin teda lähenevat ja mu kõhus tõmbus kõvasti kokku. Osa minust tahtis teda vestlusesse kaasata, et asju sujuvamaks muuta, nagu ma alati olin teinud. Teine osa tahtis täielikult selja pöörata. Ma ei teinud kummagi variandi valikut, vaid jätkasin rääkimist, lastes tal rippuda grupi servas, kuni üks juhiest tervitas teda soojalt, kuulas paar sekundit ja seejärel vabandas, silma visates oma kellale. Minu isa seisis üksi natuke liiga kaua, enne kui ta tagasi tõmbus. Tema enesekindel sammus oli asendunud ettevaatlikkusega. Ma ei tundnud end võitjana, vaid pigem leinas. See oli mu isa, mees, kes oli õpetanud mind jalgrattaga sõitma, kes oli öösel üleval olnud, et aidata mul algkooli teadusprojekti teha, enne kui asjad muutusid. Enne, kui mu vennast sai ilmne pärija ja õest ilmne täht ning minust sai ilmne järelemõtleja. Küsimus tekkis mu peas, kas ta mäletas neid öid? Kas ta teadis, kui palju need mulle tähendasid? Kui kaua olin neid mälestusi hoidnud tõestusena, et ta oli mind kunagi armastanud, enne kui ma enam ei olnud kasulik tema edusamme kajastavale kuvandile. Minu vend üritas sarnast manöövrit mõni hetk hiljem, lisades end vestlusesse naljaga, mis oleks igas teises ruumis ja igal teisel õhtul hästi mõjunud. Nali kukkus ära, vestlus liikus temast mööda ilma kommentaarita, mitte ebaviisakalt, vaid otsustavalt. Ma ei tundnud end võitjana, vaid pigem rahuleidnuna. Erinevus üllatas mind, ei olnud adrenaliini tõusu, ei olnud kättemaksu kiirus, vaid vaikne selgus, mis tuleb siis, kui pikaajaline tasakaal lõpuks taastub. Ruumis, teisel pool, kallutas mu õde ema poole, tema hääl liiga madal, et kuulda, kuid nägu täis tungivat muret. Ema vastas üheainsa lausega, tema suu pingul ja silmad vilksatamas minu poole, siis jälle eemale. Siis rääkis ema taas vaikselt, peaaegu kuuldamatult, isegi sealt, kus ma seisin, me eksisime, ütles ta. Mitte esitusena, mitte palvena, vaid kui tõe väljendamine. Midagi lõhkes minus selle kuuldes. Oli 3 väikest sõna, mida olin oodanud kogu oma elu. Need ei olnud piisavad, et midagi parandada, need ei sisaldanud vabandust, selgitust ega lubadust muutuda. Kuid nad olid tõelised ja mu ema oli need valjusti välja öelnud, mis ometigi tähendas midagi. Ma ei teadnud veel, mida, kuid tunde, mis nende sõnade taga peitus, oli raske ignoreerida. Victoria lõpetas oma esitluse ja tänas publikut veel kord. Ta tabas mu pilku, astudes väikelt poodiumilt alla, ning andis mulle kõige väiksema noogutuse, sõber, kes tunnustab teist sõpra, kolleeg, kes märkab hästi tehtud tööd. Nii lihtne, kuid samas nii tähendusrikas hetk. Valgus hakkas vaikselt tuhmuma ja külalised hakkasid väljapääsu suunas liikuma. Ma võtsin endale hetk aega ruumi serval, et mitte varjuda, vaid nautida avanenud ruumi. Sel hetkel taipasin, kui palju energiat olin aastate jooksul kulutanud, et end tõlkida, oma teravaid nurki pehmendada ja oodata luba, et nähtav olla. Ma ei vajanud enam seda luba. See oli mulle antud ilma küsimata, inimestelt, kellel polnud minu pere loos mingit osalust. Nad nägid ainult seda, mis nende ees oli, ja reageerisid vastavalt. Vaatasin, kuidas mu perekond oma asju kogus. Nende liigutused olid aeglasemad, rohkem läbimõeldud, nagu nad iga sammuga kalibreeriksid end uuesti. Nad ei tulnud minu juurde ega lähenenud mina neile. See kaugus tundus praegu sobiv. Võib-olla ühel päeval see väheneb, võib-olla mitte. Ma polnud enam kindel, millise tulemuse nimel ma lootsin. Mõnikord on kõige vabastavam hetk see, kus keegi teine ütleb midagi valjusti ja maailm kuulab, ning sa lubad endale lõpuks uskumist, et oled väärt kuulamist juba ammu. Programm liikus edasi, ilma et nad oleksid osalenud. Mitte järsku, mitte julmalt, vaid vaikselt ja kindlalt, nagu ei oodataks enam luba. Nimesid kutsuti, saavutusi tunnustati, aplaus tõusis ja kadus sinna, kuhu pidi. Mu perekond istus kõigi nende sündmuste juures, nagu oleks vool veidi muutunud, jättes nende laua puutumata. Hoidsin end õhtul tegevuses, kuid ikka ja jälle heitsin nende suunas pilgu. Rääkisin endale, et see on osa heast peremehest, hoida ruumist silma peal. Kuid see polnud kogu tõde, osa minust oli endiselt see väike tüdruk peresöögi laua ääres, kes jälgis tujusid, ennustas muutusi ja valmistus järgmiseks. Mõned harjumused on raskemad murda.
Mu isa kohendas oma istekohta, sirutas jakki ja viskas pilgu lavale, nagu oleks signaal mööda läinud. Kuid see polnud nii, programm kulges täpselt plaanipäraselt. Ta lihtsalt ei olnud enam selle osa. Teenindajad liikusid ruumis oma tavapärase efektiivsusega, kuid kui nad jõudsid mu perekonnalauda, muutus vahe selgeks. Teenindus tuli, teenindus lahkus, ilma pausita, ilma lisaküsimusteta, kas midagi veel vajatakse. Need väikesed, nähtamatud eelistused, millega mu perekond oli harjunud, olid kadunud, asendatud millegagi tasasema ja ühtlasemaga, lihtsalt reeglid, mis kehtisid ilma eranditeta. Olin enne üritust oma meeskonnale selged juhised andnud, kohtle neid nagu teisi külalisi, professionaalse viisakusega. Ei rohkem, ei vähem. Keegi ei kahtlenud selles, nad ei pidanudki. Kaotused kogunesid vaikselt. Üks vestlus, mille mu isa alustas, lõppes kiiresti, enne kui see oleks pidanud. Käepigistus, mille mu vend pakkus, jäi vastuseta. Mu õde oli kord küsinud projektide ja numbrite kohta, kuid ei saanud ühtegi küsimust. Keegi ei olnud ebaviisakas, aga keegi ei olnud ka muljet avaldanud. Ükskõiksus oli levinud ja see kaalus rohkem, kui tagasilükkamine kunagi oleks. Seisin jälle köögi sissepääsu lähedal, jälgides, kuigi ei plaaninud. Rachel ilmus mu kõrvale klippide ja küsimusega järgmise nädala erasaate kohta. Vastasin automaatselt, mu tähelepanu oli endiselt toas. Kas sul on kõik korras, küsis ta vaikselt, kui vestlus lõppes. Mõtlesin valetada, öelda, et olen hästi ja et see on täpselt see, mida ma tahtsin. Ma ei tea, vastasin hoopis. See on imelik, kuidas ma olen aastaid kujutlenud, kuidas tunne oleks, kui nad lõpuks mind näeksid, ütlesin ma, tee ja nüüd nad näevad. Olin arvanud, et tunnen uhkust, õigustatust, aga nüüd tunnen lihtsalt kurbust. Rachel ei püüdnud olukorda parandada, ei pakkunud lohutust. Ta seisis minuga hetkeks, pigistas mu kätt ja läks tagasi tööle. Toas vaatas mu ema mu suunas, aga pööras siis pilgu ära. Mu isa istus paigal, käed risti, rahu säilinud, kuid pinges. Mu õde joonistas lauale mustrit sõrmeotsaga, mu vend vaatas kella, kannatlikkuse asemele oli tulnud ärritus. Nad tundusid kadunud, see oli häiriv vaatepilt. Kogu oma elu olid nad liikunud maailmas kindlameelselt, justkui poleks keegi neid kunagi öelnud, et nad ei kuulu siia. Nüüd oli see kindlus kadunud ja nad ei teadnud, kuhu oma käed panna. Ma ei sekkunud, ei pakkunud lohutust ega selgitusi, mitte sellepärast, et tahtsin, et nad kannataks, vaid seetõttu, et ma ei teadnud, mida öelda, ilma et see meid jälle vanadesse rollidesse tagasi tõukaks. See ei olnud arusaamatus, mida parandada, see oli kohandamine ja kohandamised võtavad aega. Kui programm lõpule jõudis, kogusid mu pereliikmed hoolikalt oma asju, liigutused ettevaatlikud, justkui püüdes mitte tähelepanu tõmmata, mis enam ei reageerinud. Kui nad tõusid, ei tõusnud keegi koos nendega. Kui nad liikusid väljapääsu poole, avanes ruumi voog hetkeks ja sulgus jälle ilma pausita. Vaatasin, kuidas nad lahkusid, isa sirge seljaga, ema ettevaatlike sammudega, venna käed taskutes, õde hoidis oma telefoni nagu päästerõngast, mis oli enam mitte töötanud. Nad olid uskunud, et staatust saab hoida nähtavuse, naeru ja õigete kohtade kaudu toas. Täna õhtul õppisid nad, et staatust eksisteerib vaid seni, kuni teised inimesed nõustuvad selles osalema. Osa minust tahtis joosta nende järele, öelda midagi, küsida, kas meie versioon võiks eksisteerida ilma hierarhiata, ilma soosimise ja vaikselt ülevaatamise julma tõe. Aga ma ei teinud seda. Täna ei olnud see hetk, liiga palju oli muutunud. Jäin ja lõpetasin, milleks olin tulnud, tänasin viimaseid külalisi, kinnitasin koristamise ja naasin tagasi väikeste, igapäevaste ülesannete juurde, mis moodustasid mu elu, mille olin ehitanud ilma. Ööõhk oli rahulikum, kohaliku elu müra oli vaikinud ja ma võtsin sügava hingetõmbe. Homme ärkaksin jälle ja teeksin kõike uuesti, sama töö, sama eesmärk, sama elu, mille olin valinud. Ainult see, et nüüd teadsid nad. Aga teadmine ei muutnud mind, see muutis ainult seda, mida nad minust arvasid. See pidi olema piisav. Ma pöörasin tagasi hoone poole, suunates end tööle, mis mind ootas, elule, mille olin välja teeninud. Kaugel linnas sõitis mu pere vaikselt koju, püüdes ümber mõtestada maailma, et mahutada sinna versioon mind, mida nad kunagi ei olnud vaevunud ette kujutama. Ma lootsin, et see on ebamugav ning et lõpuks viib see millegini paremasse. Kuid see töö kuulus nüüd neile, minu osa oli juba tehtud.
Minu telefon vibreeris just sel hetkel, kui viimane töötaja hakkas peasaalis laudu koristama. Sõnum oli lühike, peaaegu formaalne, isa soovis rääkida. Mitte homme, mitte hiljem, vaid kohe. Ta ei öelnud, kus, aga ma teadsin, et see ei saa olema avalikus kohas, ta ei riskiks tunnistajatega. Vastasin talle, kus ma olin ja ootasin. Minu käed olid rahulikumad, kui arvasin, kuid süda peksis kiiremini, kui ma tunnistada tahtsin. Võimudünaamika oli juba muutunud, me lihtsalt püüdsime sammu pidada. Teadmine ei teinud seda lihtsamaks. Täna õhtul ei olnud miski lihtne. Mõne minuti pärast ilmus ta, aeglasem kui tavaliselt. Tema jakk oli käe all, mitte nagu raudrüü kohal. Seisisime vaikses koridoris, piisavalt kaugel uksest, et keegi kogemata mööda ei läheks. Hoone mürin oli vaikinud, asendunud kaugel kuulda oleva koristuse madala mehaanilise müraga. Kusagil kaugel kuulsin, kuidas Grasse andis köögimeeskonnale korraldusi, tavalised helid, mis maapinda tagasi tõid. Esmakordselt oma elus nägin ma, et mu isa polnud kindel, kuidas alustada. Ta köhis, vaatas põrandat, siis mind, nagu otsides seda versiooni minust, kellega ta oli harjunud suhtlema. See ei olnud enam seal. Ma ei arva, et täna õhtu läks nii, nagu keegi ootas, ütles ta lõpuks. See ei olnud küsimus, ei süüdistus, vaid pigem koht, mis ostis aega. Ootasin hetkeks, osa minust tahtis vaikust murda, nagu ma alati olin teinud, et seda lihtsamaks teha, et pehmendada ebamugavust rahustusega. See instinkt oli endiselt seal, sügavale peidetud, aastatepikkuse harjutamise tulemusena. Lasin selle mööda, lasksin vaikusel piisavalt pikaks venida, et muutuda ebamugavaks, et ta mõistaks, et ei ole tema, kes vestlust juhib. Ta liikus oma kehaga, proovis uuesti. Ta mainis arusaamatusi, kuidas asjad olid kiiresti eskaleerunud ja perekonda, vältides spetsiifilisusi nagu keegi, kes oli terve elu vastutusteta navigeerinud. Kui vabandus lõpuks tuli, oli see hoolikalt pakendatud. Ta ütles, et on kahju, et asjad olid liiga kaugele läinud, et kahetseb, kuidas olukord oli lahendatud. Ta ei maininud videot, ei rääkinud naerust ega meeldivatest kommentaaridest, mis püsisid nähtavad kaua pärast nalja. Ta ei maininud mind. Nimi, mis seostus sõnadega vaene sugulane, oli nüüd miljoni inimese silme ees. Ta vabandas, nagu inimesed ikka teevad, kui püüavad kahju minimeerida, mitte kui nad tunnistavad, et on kellelegi haiget teinud. Ma kuulasin katkestamata, mu näoilme jäi neutraalseks, käed ristis süles, et varjata kerget värinat, mis mu kehas tekkima hakkas. Taktika oli mulle tuttav, olin sellega üles kasvanud. Mu ema ja vend liitusid meiega teel, tõmmates mind kas instinkti või vajaduse tõttu, ei olnud ma kindel, kumb see oli. Nad pidid olema läheduses oodanud, jälgides, et mõista, kas vestlus kulgeb õigesti, enne kui sekkuda otsustasid. Mu ema võttis kohe lepitava tooni. Ta rääkis tervenemisest, sellest, kuidas pered läbivad erinevaid etappe ja et mitte miski ei peaks meid tulevikus määrama. Ta ei täpsustanud, mida see tähendab, ei olnud vajalik, oleme alati nii lähedased, ütles ta ja mu rinnus pöörles valetunnetus. Ma ei soovi, et üks raske öö seda muudaks. Mu vend püüdis huumorit, naeratus näol, õlgadega muheledes. Tule nüüd, ütles ta, me kõik ütleme vahel lollusi. Kas sa mäletad, kui ma kutsusin sind nerdiks su tantsukaaslase ees? Sa said sellest üle. Ta võrdles lapsepõlve kiusamist miljoni inimese ees mind pilkava viirusvideo hetkega. Vahe, mis eraldas seda, mida ta mõistis, ja seda, mis tegelikult juhtus, oli ületamatu. Viimaks saabus ka mu õde, seistes veidi teistest eemal, käed ristis, tema näoilme oli ettevaatlik, kuid jälgiv. Ta ei öelnud midagi, lihtsalt vaatas ja ma mõtlesin, mis mõtted tal peas keerlevad, kas ta on juba aru saanud, mida ta tegi, või mõtles ta endiselt, kuidas seda kõike uue sisuna esitleda. Keegi ei maininud minu nime seoses videoga, keegi ei nimetanud käitumist, mis oli täna õhtu vältimatu muutnud. Nad soovisid jumpada lahenduse juurde, ilma et nad oleksid pidanud vastutust tunnistama. Lasin neil rääkida, kuni nad sõnadest tühjaks said. Mu ema hääl hääbus lause keskel pereringi ja pühade üle, mu venna naljavastus jäi õhku rippuma. Mu isa seisis käed taskus, vaadates kaugusse, kusagile mu õlavarre taha. Järgmine vaikus oli tihe, täis kõike, mida nad ei öelnud. Siis ma rääkisin. Alguses kõlas mu hääl veidi kõhklevana, ma peatusin, võtsin hinge ja alustasin uuesti, vaiksemalt, mõõdukalt, lõpuks kindlalt. See video ei olnud arusaamatus, ütlesin.
See oli valik. Sa valisid mind filmida ilma mu loata. Sa valisid mind avalikult pilkama. Sa valisid kommenteerida, meeldida ja naerda. Need olid valikud. Mu õde avas suu, et vahele segada, aga ma tõstsin käe. Ma ei ole veel lõpetanud. Tema huuled sulgusid. Ma olen terve oma elu olnud see, kes on lihtne, see, kes ei vajanud tähelepanu, see, kes ei tekitanud probleeme, see, kes tuli appi ja ei palunud kunagi midagi vastu. Mu hääl murdus veidi viimasel lausel, ma ei olnud seda oodanud, kuid jätkasin siiski. Sa ei näinud mind kunagi. Ja ma olen teinud omad. Oli aeg, mil kõik mu tunded ja emotsioonid paisusid nagu tormine meri ning ma teadsin, et pean oma hääle kuuldavaks tegema. Ma ei olnud enam valmis leppima sellega, et mind alandatakse ja mu väärikus muutub naljakaks mänguks, mille üle võõrad naeravad. Ma pöördusin esmalt isa poole. Sa armastasid videot, ütlesin ma, aga sa ei küsinud, kuidas mul läheb. Sa helistasid, et uurida, kas ma hakkan peres probleeme tekitama. See ütles mulle kõik, mida ma pidin teadma oma kohast sinu kõrval. Isa silmad vilksatasid, kuid ta ei suutnud end varjata. Seejärel vaatasin ema. Sa ütlesid mulle, et pean olema ettevaatlik, kuidas ma ennast esitan, kuid kunagi ei palunud sa neil olla ettevaatlik, kuidas nad mind kohtlevad. Kogu oma elu oled sa palunud mul end väiksemaks teha, et kõik teised tunneksid end mugavamalt. Ma ei tee seda enam. Ema silmad olid nüüd märjad ning ta ulatas käe minu poole, kuid ma astusin tagasi, mitte julmalt, vaid selgelt. Minu pilk liikus venna juurde, kelle kohta sa ütlesid, et ma olen vaene sugulane ja sa tegid seda miljoni inimese ees, arvates, et see on naljakas. Oled alati arvanud, et ma olen keegi, kellele saad alla vaadata ilma tagajärgedeta. Nüüd ütlen ma sulle, et tagajärjed on olemas. Ta pööras pilgu ära, lõug pingul. Lõpuks vaatasin oma õe poole. Sa oled ehitanud oma platvormi selle peale, et olla ligitõmbav, aus ja tõeline, kuid ei ole midagi tõelist selles, et alandada oma õde, et saada rohkem tähelepanu. Pole midagi ligitõmbavat julmuses. Ma loodan, et ühel päeval mõistad, milline on erinevus sisu ja kahju vahel. Ta ei vastanud, kuid midagi tema ilmes muutus. Ma ei osanud öelda, kas see oli häbi või lihtsalt arusaamise algus. Võtsin sügava hinge ja mu käed värisesid, nii et pigistasin need tihedalt kokku. Ma ei küsi enam ühtki vabandust, ma ei palu avalikku parandust, ma ei palu sul seda õigeks teha, sest ma pole kindel, kas sa suudad. Mida ma teen, on see, et ütlen sulle, mida ma ootan tulevikus. Vaatasin igatühe sisse. Ma ei aktsepteeri, et mind koheldakse naljana, ei avalikult ega eraelu tasandil. Ma ei osale peresündmustel, kus oodatakse, et ma olen nähtamatu. Ma ei vähenda ennast, et sa saaksid end suuremana tunda. Kui sa tahad minuga suhet, siis see põhineb vastastikusel austusel, mitte minu valmidusel vaikides alandust taluda. Tehtud sõnad jäid õhku, sundides vaikust, mis ei olnud enam täis ütlemata asju, vaid pigem need, mis olid lõpuks välja öeldud. Ema pisarad voolasid nüüd, kuid ta ei teinud häält. Vend seisis ristikäed, vaadates põrandat. Õde oli käed lahti teinud, tema hoiak muutus nagu tunnustuseks. Isa köhatas. Ma alustas ta, kuid peatus. Ma ei teadnud sellest kõigest, restoranist, mida te ehitasite. Te ei küsinud, ütlesin ma lihtsalt, ilma süüdistuseta. Ta noogutas aeglaselt, nagu keegi, kes tunnustab tõde, millega ei saa vaielda. Su vanaema oleks olnud uhke, ütles ema vaikselt, Laureli üle. Ta alati seisinud vaikuses, mis meid ümbritses, tundsin, kuidas kõik, mis oli öeldud ja tehtud, hakkas vaikselt peegelduma mu sees. Ta oli öelnud, et mina olin see, kes tähelepanu pööras. See lause kätkes endas mingit ootamatut jõudu, mis jäi mul kurgus kinni. Ma ei olnud arvanud, et ta mäletaks meie vahelise sideme sügavust, et just tema oli ainus, kes mind tõeliselt nägi. Vastasin, et seni, kuni ma iseennast ei näinud, ei saanud ma ka teisi näha. Seisisime seal, 5 meist, vaikuses, kuuldes meie ümber vaid koristustöid. Meie perering oli lahkunud ja tulevik, mis ees ootas, oli segane. Mis me tulevikus olema hakkame? Kas mitte midagi? Või midagi täiesti muud, midagi paremat kui varem? Ma ei teadnud ja esmakordselt olin rahul teadmisega, et ei tea. See polnud leppimine, pigem uue määratlemine. Ma ei lõiganud neid välja, kuid ma ei kutsunud neid tagasi ka vanasse meisse.
Pakuksin neile kolmandat võimalust, mis ei keskendunud nende mugavusele ega mu vaikimisele. Minu isa suutis lõpuks uuesti rääkida, tema hääl oli vaiksem kui varem. Ma mõistan, ütles ta. Ta ei vaielnud, ei lubanud muutusi, vaid tunnustas lihtsalt seda, mida olin öelnud. Mu ema noogutas, pühkides silmi. Mu vend pomises midagi, mis võis olla, mul on kahju, või ma mõistan, kuid ma ei osanud öelda, kas sel oli tähtsust. Siis rääkis mu õde esmakordselt, ma võtan video maha, ütles ta. Vaatasin teda pikalt. Aitäh, vastasin, aga sa pead teadma, et see ei paranda midagi, see on lihtsalt algus. Ta noogutas. Ma teadsin, et see ei olnud kõik, aga see oli rohkem, kui olin oodanud. Seisisime seal veel hetke, vahemaa meie vahel ei olnud enam pingestatud, vaid lihtsalt määratletud. Kui me lahkusime, ei olnud kallistusi, ei dramaatiliselt väljendatud žeste, vaid lihtsalt ettevaatlikud noogutused uue alguse või lõpuni. Aeg näitaks, kumb see oli. Vaatasin, kuidas nad üheskoos eemalduvad, nende rivi oli muutunud, energia alla surutud. Mu isa õlg puudutas mu ema oma, mu vend astus veidi tahapoole, mu õde vaatas pidevalt oma telefoni, siis paneb selle ära, justkui katkestaks harjumuse, millest ta ei olnud teadlik. Nad räägiksid sellest hiljem, teadsin, et nad tõlgendaksid seda viisil, mis muudaks olukorra kergemini seeditavaks. Nad jutustaksid endale lugusid, mis aitaksid neil öösel rahulikult magada. Ma ei saanud seda kontrollida ja esmakordselt ei tundnud ma vajadust ka proovida. Grasse leidis mind paar minutit hiljem, seistes endiselt koridoris. Kas nad on läinud, küsis ta. Noogutasin. Kas sa oled okei? Mõtlesin tõeliselt selle küsimuse üle. Ma arvan, et olen, vastasin. Ta uuris mu nägu hetkeks, siis noogutas. Hea, sest meil on järgmisel nädalal erakorraline üritus ja ma vajan, et sa keskenduksid. Naersin, üllatudes selle helist. See oli tõeline ja ootamatu. Olen valmis, ütlesin. Ma tean, et oled, vastas ta ja astus tagasi kööki, tagasi tööde juurde, mis ei hoolinud peredraamadest, viiruslikest videotest ega inimlikest keerukustest. Jäin veel hetkeks seisma, lastes vaikusel enda ümber settida, seejärel astusin välja ühe. Jahe õhk tundus rahustavana, linn sumises oma tavapärast summutatud heli, ükskõikne sellele, mis just oli juhtunud. Ma taipasin siis, et valik, mille olin teinud, ei olnud seotud võimu omamisega nende üle. Oli aeg, mil ma mõistsin, et tõeline jõud peitub eneseteadlikkuses. Ma ei vajanud enam kellegi heakskiitu ega tunnustust, et mõista, kui tugev ma tegelikult olen. Olin juba selgeks teinud, et ei kavatse end enam kunagi nende mugavuse nimel väiksemaks teha. Kõik muu oli nüüd nende otsustada ja ma olin valmis, sest mul oli Laurel, Grasse ja minu armastatud meeskond. Olin loonud elu omaenda kätega, iga päev tehes väikeseid otsuseid. See oli piisav, see oli alati piisav, kuigi ma polnud seda varem teadnud. Hommik pärast auhinnagalat tuli mulle üllatusena. Ootasin adrenaliinipuhangut, kuid see jäi tulemata. Ei olnud tungi haarata telefoni, et näha, kuidas inimesed mu saavutust kommenteerivad. Vaikus, mis mind ümbritses, oli rahustav. Mu keha tundus kerge, nagu oleksin kaua midagi rasket kandnud ja nüüd olin selle lõpuks maha pannud. Lamades seal kuulasin igapäevaseid helisid, mis tähendasid uue päeva algust ja märkasin, et mu mõtted ei keerelnud kellegi teise arvamuste ümber. Ei olnud vajadust end seletada ega õigustada. See vaikimine oli puhas. Liikusin hommiku jooksul aeglaselt ja sihipäraselt, tehes väikeseid asju, ilma et oleksin neid endale pidevalt seletanud. Kohv maitses nagu kohv, mitte nagu kütus järgmiseks esitluseks. Päikesevalgus voolas aknast sisse ja jäi sinna, kuhu see maandus. Ma ei kordanud öösündmusi ega harjutanud tulevasi vestlusi. Esmakordselt pärast pikka aega ei valmistanud mu meel end kaitsmiseks ette. See tühi tunne oli pigem ruum, mitte kaotus. Päeva jooksul tulid sõnumid aeglaselt, mitte üleujutuse, vaid ühtlaselt voolates. Mõned neist olid inimestelt, kes olid mind varem tuntud, kolleegid, kes olid kunagi minuga ettevaatlikult rääkinud, kuid nüüd kirjutasid nad kergusega, mis polnud varem olemas olnud. Mõned olid need, kes olid mind avalikult alahinnanud, nende toon oli äkitselt austav, ilma et nad oleksid absolutsiooni palunud. Ei olnud dramaatiliselt vabandusi ega ülestunnistusi, lihtsalt muutus. Vastasin mõnele, ignoreerisin teisi ja ei tundnud end kummagi puhul süüdi.
Ma ei kogu enam tõendeid oma väärtuse tõendamiseks, sest ma ei vajanud seda. Tundide möödudes kerkisid mälestused pinnale, ootamatult ja mitte teravalt ega valusalt, vaid lihtsalt kohal. Korduvalt olin kuulnud end madala, ambitsioonituna ja praktilisena kirjeldatuna, mis mõjutas mind väiksemaks muutuma. Olin kohandanud oma häält, kehahoiakut ja kohalolekut, et ruume mugavamaks muuta. Nüüd nägin neid versioone endast selgelt, mitte häbi, vaid arusaamisega. Ma polnud vale olnud, et olin vaikne. Olin olnud ennetav, hoidnud energiat elu jaoks, mis ei vajanud lubade andmist. Perega suhtlemine toimus hiljem mõõdukates vormides, mis peegeldasid meie vahel tekkivat uut maastikku. Ei olnud nalju, ei olnud võrdlusi, ei olnud mingeid pingereale maskeeritud muresid. Vestlused olid viisakad, ettevaatlikud, lausa formaalsed. Rääkisime logistilistest küsimustest, neutraalsetest teemadest, plaanidest, mis ei hõlmanud lähedust. Selge oli, et lähedus oli kadunud, kuid see ei olnud kaotus, vaid pigem uus algus. Kaugela teede ääres, kus päev hakkas vaikselt õhtusse minema, istus Keera oma mõtetes, tunnetades, et tema sisemus oli muutumas. Ta vaatas kaugusesse, kuhu kunagi oli seostanud oma väärtuse ja võimeid ning taipas, et kaugus ei tähenda enam tagasilükkamist. See oli pigem rahu kuju, kui vanad mustrid enam ei sobinud. Keera ei tundnud vajadust oma vabadust tõestada, ta ei soovinud enam end teisiti riietuda, et maailmale oma muutust näidata. Tal ei olnud enam tähtis, kui palju kordi ta oma lugu rääkis, see ei olnud enam vajalik, et oma punkti rõhutada. Vabaduse soov ja vajadus olla nähtav olid järk-järgult lõdvunud. Ta tegi valikuid, mis tundusid õigetena, mitte sellepärast, et need midagi tõestaksid, vaid lihtsalt seetõttu, et need tundusid õiged. Vaikusest oli saanud valik, mitte automaatne seisund, ja see eristus oli tähtsam, kui ta oleks osanud arvata. Maailm vastas sellele tasakaalu ja rahutooniga, võimalused ilmusid ilma suurema müra ja vaevata, vestlused avanesid kergelt, austus saabus vaikselt, mitte preemiana, vaid kui alus, millega edasi liikuda. Keera ei nautinud seda emotsiooni, ta lihtsalt aktsepteeris seda, nagu aktsepteeritakse head ilma, olles teadlik, et see võib muutuda, kuid mitte muretsedes taeva üle. Ta õppis, et kontroll ei tähenda tulemuste orkestreerimist, vaid pigem seda, mida ta oli valmis taluma. Ühel hilisel pärastlõunal, kui päike langes, tabas ta oma peegeldust aknast ja jäi seisma. See polnud tingitud sellest, et ta nägi erinev välja, vaid pigem seetõttu, et ta tundis end teisiti, kergemana, aga ka kindlamana. See Keera, kes kunagi ootas suurt hetke, et kõik mõistetavamaks muutuks, tundus nüüd kaugel, nagu iseloom, keda ta oli üle kasvanud. Ta polnud vajanud dramaatilist võitu, et oma väärtust kinnitada, vaid piire. Ta oli pidanud lõpetama oma väärikuse läbirääkimise. Mõtted kippusid ringi jooksma sõnade kättemaks, ümber, mis tihti valesti mõistetakse. See polnud kunagi olnud alandamise või tasumise küsimus. Ei olnud isegi juttu õiglusest, nagu inimesed tihti raamivad. See oli pigem keeldumine lasta end teise inimese narratiivi siluda, keeldumine naeru aktsepteerimisest tõemõõduks, keeldumine kokkutõmbumisest, et teised ei peaks silmitsi seisma oma ebamugavustega. Muutused ei olnud tema oludes, vaid tema nõusolekus. Kuna õhtu saabus, tundis Keera rahu, mis ei sõltunud sellest, mis järgmiseks juhtuma hakkas. Tulevik ei vajanud enam plaanimist, ta usaldas end, et kohtuda sellega ilma kaitsevarustuseta. Tema elu all olnud lugu oli kaotanud oma autoriteedi ning selle asemele oli tulnud midagi vaiksemat ja kindlamat, tema enda lugu. Ta ei vajanud mineviku ümberkirjutamist, et edasi liikuda, tal oli lihtsalt vaja lõpetada selle lubamine, et see määrab olevikku. Varem oli ta arvanud, et tal on vaja määratlevat hetke, midagi, mis oleks vaieldamatult avalik, et tõestada oma väärtust. Nüüd nägi ta, kui kitsas see usk oli. Väärtust ei tõestata, seda kaitstakse. Kui sa lõpetad lubamas teistel otsustada, mis on sinu väärtus, kõik muu järjestub selle valiku ümber. Muutus ei kuuluta end, see asub rahulikult sisse ja elu jätkub, kuid erinevalt viisil, mis ei nõua aplausi. Keera teadis, et pole üksi, kui olla alahinnatud oma peres, kui inimesed naersid tema üle, sest ta ei tõukunud tagasi. Kui sind on kunagi öeldud, et sa oled liiga vaikne, liiga tavaline, liiga palju või mitte piisavalt, ja sa oled seda uskunud, sest need hääled olid tuttavad, siis tea, et sa pole üksi. Mõnikord on kõige olulisem kättemaks mitte häälekas, vaid enda valimine ja kõigi muu laskmine tausta kaduda.